Tere tulemast järjekordsesse Kris Kala podcasti episoodi. Mina olen Kris, kui sa oled uus tulnukas antud podcasti kuulajana siis, või vaatajana, siis greetings to you. Ja kui see esimene episood üldse täitsa, tõesti, siis head teekonda sulle nullist tänaseni siis 341 episood on meil siin hetkel käes. Ilusat teekonda sulle, seal on kuulamisjagu vist mõne aasta jagu, sõltub kui tempokas kuulaja sa oled. Aga tõepoolest tere tulemast ja kui sa oled vana hea pikaajaline kuulaja, siis tervitan sind ka, et sa nii järjepidevalt neid saateid kogu aeg kuulad ja mind ja minu külalisi muudkui aga toetad. Väga hindan seda ja väga hindame seda ja loodan, et sul tuleb põnev kuulamine. Kui sul on teema soovitusi, millest teeb järgmistes episoodides rääkida või kellega rääkida, siis palun kirjuta mulle kuskile, kus sa tunned, et mind on lihtsam sul kätte saada. Jah, ja tänane episood on esiteks, tšau Merle. Tere. Meil on sinuga täna tulemas üks ära ütlemata põnev vestlus. Ei teab miks või? No. Üks põhjus on teema. Sinu see põhjamine fookus. Homoöpaatia. Eks see on ju. See on täpselt siuke teema, et mina ei ole sellest varem rääkinud, mitte kellegiga. Isegi mainitud vist eriti väga ei ole. Mõned üksikud korrad võib-olla kuskilt on läbi käinud. Ja sa oled ära ütlemata julge tädi. Et sa sellest nagu selles mõttes julged rääkida, et ma ei tea, kui palju Eestis on neid homoöpaate, aga mulle tundub, neid väga palju metsikult selles mõttes ei ole. Tegelikult on rohkem, kui me ise arvame. Okay. Isegi mina olen avastanud, et on rohkem. Okay. Aga nad on kõik põranda all nii-öelda. Natukene jaa. No vot, ja see teeb selle saate täna veel huvitavaks, et sina oled see huuljulge, kes on valmis oma tagumikku siia liistule panema nii-öelda ja saab, mis saab. Just. Ja mulle väga meeldib see, et sa julged seda teha, sest et ma olen ka oma podcastiga neid teemasid käsitlenud erinevaid ja olen saanud ka videode kustutamisi ja Facebooki kontode kustutamist ja ma olen saanud seda vatti selle poolt, et kui sa räägid mingitel teemadel, millest rääkida justkui ei tohiks. Ja ega sa ju kunagi ei tea, kas nendest tohib rääkida, mitte see selgub siis, kui see asi läheb avalikkuse ette. Siis tulevad mingid indikaatorid külge mõnikord. Aga neid on vähe olnud, aga neid on olnud. Ja vabandust, koer taustal siin ehmatas või ehmus. Aga neid teemasid nagu olnud ja tõepoolest homoöpaatia on üks selline teema, millest inimesed, kellega ma olen varasemalt sel teemal vestlenud, et võiks teha saate. Ma nimesi ei hakkasi mainima kellega. On öelnud mulle, et nad ei taha tulla, sest et nad ei tea, mis sellega kaasneb. No ma olen mõndade muude asjadega süükstest tuleraudadest läbi käinud, nendest me ei räägi täna, sest me ei taha kustutatud saada, et need on kohe nagu... Ja Eesti Vabariigis on ainuke riik maailmas, kus on ametlikult libateaduseks pandud kooliõpikutes. Ja siis, kas me oleme ainuke väga tark rahvas maailmas või äkki me tegelikkuses tekitame endale uut nõukaaega, kus me ei võta midagi head vastu, sellepärast, et tegelikkuses kogu Euroopas on väga lai kasutusala homopaatial. Ja meedikud on homopaadid ja uurimustööd on kõik tohutu positiivsed, et siin tekib küsimus, et kellele on kasulik seda niimoodi materdada. Või kellele on see kahjulik, kui see oleks laialt kasutatav ja kaup nii-öelda või teenus. Hästi huvitav ja selleni me täna jõuame ka. Aga nii, et ma väga loodan, et kes kuulajatena, vaatajatena siin kohal on, siis selle teema vastu huvi tunnevad, siis täna saavad mitte ainult haritud, aga saavad ka võib-olla julgust või saavad ka mõtteaineid juurde, et aga miks mitte vaadata millegi muu poole, kui mitte miski muu varasemalt, mida on katsetatud või mida ei ole veel katsetatud, ei tööta. Või siis miks mitte kohe alustada sellest. Või miks mitte kohe. Eks ju. Just. Aga enne kui lähme saate juurde, siis ma annan su kingitused ära. Kohe saab kingitused. Kohe saab kingitusi. Mulle meeldib niimoodi, et saab kohe kingitusi. Osad külalised on mulle öelnud ka, et oi, niimoodi alguses kohe või kas nagu saate lõpus minul antakse kohe, sest mina tahan anda neid kohe ära lihtsalt, sest mul läheb pärast meelest ja teine asi on ka see, et sina, kes kuulad ja vaatad, kurat, ma juba tean ette, vabandust, ropendan niimoodi, aga sa lihtsalt klikkad üle, aga ma pean neid ära näitama, sest et nad on
ettevõtted ja brändid, mis toetavad mind ja minu podcasti. Ja ei ole see niisama sellepärast, et nad on valmis midagi maksma või mulle siin midagi andma, vaid mina usun nendesse ettevõtetesse ja nad on toredad inimesed kõik ja mul ei ole probleemi neid sulle tutvustada. Nii et kui sa oled pikaajaline kuulaja juba, siis võib-olla sul kõrvad jooksvad sita vettaikselt juba ja sa lase sellest mööda ja küll, aga jällegi never know, võib-olla tänane öeldakse vaata küll, et 16 korda vist on see, kui sa pead kuulma ühest reklaamist enne, kui sa teed ostu. Nii et võib-olla täna on see 16 kord, kui sa päriselt siis mõtled, et hea küll, ma lähen ja proovin. Just. Aga number 1 kingitus. Ma ei tea, kui suur fänn sa oled muidugi eeterlike õlidel, aga kodumaine Ruht Terrase poolt, see on siis nende bambusest või puidust, puidust nende tikkudega siis eeterlik õli, mis läheb koju kuskile vetsu, suurduppa, elutuppa, ära autosse igaks pane vist läheb üle võlli. Aga Ruht Terrase poolt sulle siis kodulõhnastaja ja kui keegi tahab endale Ruht Terrase tooted saada, siis Ruht Terras EU on veebiaadress ja ostukorvis lisage sinna märkuste lahtrisse kommentaar Kris Kala ja saate üllatuskingituse. Mis see on, ma ei tea. Siis teine bränd on mul sulle pakkuda. Popcoffik, seda ikka tead? No ei tea, no. Ei tea või? Mida? Seda aru, sa oled maha maganud viimased 6 aastat Tallinna ühe parima ja tervislikuma söögikoha nii veganitele kui segatoitlastele. Väga hea ju. Me oleme lastega tohutud kohviku fännid, et meile meeldib käia. Kristiines Uusmaailmas Popcoffik toitumisnõustaja taustaga inimese poolt loodud kohvik ja toidumenüüd on läbi mõeldud kõik niimoodi, et mikrod, makrod, valgud, rasvad, süskarid, kõik on ühesõnaga timmitud paika. Kogus hinnasuhe on nagu väga hea. Muidu on see, et muidu maksad nagu hinge ja siis saad nagu sihukese hambaugu portsu, siis seal ikkagi on pigem, mulle tundub, et kaalukaus endiselt veel selles osas, et sa maksad küll, aga sa saad nagu väga palju ka. Nii et kinkekaart sulle. Sellega oled mind kohe müüdud. Just. Ja mine vaata, tutvuge ja kuulajate vaatajatele tuletan meelde, et kui te lähete Popcoffikusse ja ütlete kassas tellimise hetkel salasõna, milleks on ausad, endisest ausad mehed podcastist tuletatud, siis ausad, siis te saate sealt soodustust ka protsent on päris hea. Sellega on niisugune naljakas lugu ka, et inimesed tulevad juba täna sinna kohvikusse aeg-ajalt ja siis istuvad seal, seisavad seal leti ees ja siis umbes, et ootega mingi kood oli ka, et mis see sõna oli, mis see sõna oli ja siis nad leiutavad suvalise sõnu seal, et nii kui te panete pange, siis te soodustust ei saa, et aga ausad sõna annab teile protsentuaalselt selle toidukorra siis mõnusam hinnaga. Nii, ja siis on mul sulle veel 3 asja. Ma pärast annaks mingi paberkotti ka kui vajan. Million Mindset kirjastuselt on selline raamat nagu Andmise jõud. Ma ei tea, kus sul see teos on, ei ole? Ei ole veel lugenud ka super. Ma olen siuke raamatute lugenud täiesti. Et see on siis sulle ja Million Mindset kirjastus toob siis tõesti eesti keelde klassikuid ja ka uuemaid teosed, mis siis mingi põhjusel meile turule ei jõua eesti keeles. Ja kui keegi tahab Million raamatut endale saada, siis million.ee ja Kris Kala sooduskood annab sul -10%. Jah. Ja siis on veel 2 asja. Üks neist on minu enda teise ettevõtte poolt Upgrade Life, kus me loome siis üks digitaalseid kursuseid. Aga täna sulle siit on siis märkmik, siuke tagasihoidlik jooneline märkmik ökos-mökos mingite lehtedega. Äkki kulub ära, ma ei tea. Kulub väga palju ära, väga praktiline ja oi kui mõnus seda silitada. Materjal on väga hea. Mul oli mingi sooduskood ka teile ja ma nüüd ei mäleta, see võite kirjutada mulle, siis ma saan teile anda, et saate endale kursusega soetada, aga upgradelife.com on see lehekülg. Ja viimane toode või viimane bränd on siis Contamo. Magneesiumi siis brändi alt. Aga ma pean siin kurvastama ühtepidi ja teistpidi tuleb ainult täna raamat, sest et mul on kohe tooted uuesti jõudmas, võin sulle pärast tagant järgi saata. Et tegelikult on ka magneesiumi tester. Äkki potsik seda riimäeg, ehk siis mis ta oli, mitte liposoomne, aga see, mis imendub väga hästi, et on tegelikult testrina tulemas ka. Seda ma juba ise kasutan. No võt, nii et kui sa tahad, siis see potsik on sulle tulemas lisaks. Ja selle ma jätan meelde. Ja, jäta meelde ja ütle mulle pärast, et ma saadaksin sulle järgist, et see on mul postkastis kuskil, mis ma pole jõudnud järgi minna sellele. Ja kui keegi tahab Contamo tooteid, siis minge contamo.ee ja podcast oli see sõna, mis annab sulle -8% soodustust ja ma soovitan tungivalt minna ja teha see ost, sellepärast et Contamol tõusevad juulikuust hinnad. Võt. Aga nii on tehtud meil hetkel toetajate voor.
loodan, et see tõi sulle emotsiooni ja tõi sulle hea tunde nüüd selle saatega edasi minemiseks. Absoluutselt. Väga hea. Aga lähme siis kohe asja juurde. Ärme hakka siin üldse venitama. Tuleme selle juurde, et kui me tahame ikkagi homöopaatiani jõuda, siis hakka pihta, kes on Merle ja kuidas sa jõudsid selle valdkonnani niimoodi linnulennult ja siis ma kuskilt hakkan noppima kinni ja natuke lähen siit kava kaudu ja vaatan, kuhu me jõuame. No, nagu meil ikka elus kombeks on, väga paljud inimesed jõuavad läbi oma isiklike kannatuste. Ja minul oli esimene laps, kes tuli mind tohutult õpetama. Ja siuke tüüpiline jutt, vaata, et iga kuu haige ja meil olid kõritursed ja käitumishäired ja et mul on hästi kihvt, hästi rahulikult kulgev poiss tegelikkuses, mõlemad lapsed on sellised hästi kihtid ja rahulikud ja kui ma kirjeldan seda, mismoodi mu selle aastane ja 1,5-aastane käitus, siis kõik vaatavad, et see ikka täiesti kuu pealt kukkunud siukest asja ei ole võimalik sinu laste puhul. Aga see on jälle üks teema, mille ma täna väga ei taha peatuda, aga ma mõtlen, ma ikkagist ütlen selle välja, et see oli selge vaktsiinikahjustus, mida meie pere sai, et see oligi see pidevalt nuttev laps, kes ei maga öösiti, kes on pidevalt haige ja kõik need sellised asjud, et kes tahab väga detailselt minna kuulama seda poolt minu loost, siis vaktsiinikahjustustega lapsevanemate ühing tegi kunagi ka video, et Merle lugu YouTube'i kanalil ja ma soovitan minna, see on selline teema, millega tahetakse väga pead liiva alla panna jätkuvalt, aga kui ma kuulan enda lugu, siis see on nii paljude beebigruppides emade ühed ja samad tegelikkuses kaebused. Mina ei tea, kuidas elus sellised asjad juhtuvad, et mingi hetk käib selline lambike läheb põlema ja veel mette tütrena, ma olen mette tütar, eks ole. Ja ma hammustasin mingi hetk sellest asjast läbi. Siis julgesid ka mul sõbrad ümberringi hakata rääkima mulle igasugustest asjadest ja siis ma sain nagu uuesti hakata õppima põhimõtteliselt nagu jalgratast leiutama, et kuidas see tervis nüüd taastada. Ja homopaatia oli see, mis minu lapse tegi korda. Ja niimoodi, et tal oli ikka tekkinud tohutud toidutalumatused, kus oligi 2 tunniga põhimõtteliselt oli tal kurk kinni ja kõik. Enamus toidutalumatusi kadus homopaatiaga ära selline 3-4 nädalaga ja ainuke asi oli muna, millega me vaidlesime, see on 4 kuud, aga vaktsiinid on kasvatatud muna peale. Aga jah, et see on selline, mul ei ole nagu ühtegi vist teemat, millest mina räägin, mis oleks selline leebe ja tore, eks ole, aga ilmselt me peamegi ühiskonnas lõpetama selle pealiiva alla peitmise ja hakkama nagu seda brutaalset tõde päriselt vaatama. Hannes Võrno kirjutas täna hästi kihvti postituse, kus ta toob sellest, et kuidas igasuguste numbritega meil aetakse infot hästi palju sassi ja ei lasta nagu tõel esile tegelikkusest tõusta. Selle postiti juures oli hästi huvitav veel see, et päris palju olid laikjaid, päris palju olid jagajaid, aga blogi tegi lahti ainult 6 inimest, ehk siis et me ei süvene tegelikkuses infosse. Ja minu lugu on täpselt sama selle teemaga seoses. Ma ei süvenenud absoluutselt infosse. Kui ma tagantjärgi hakkasin lugema kõiki neid asju, kõiki neid infolehti asju, siis seal ei olnud teisiti mõistmist. See oli 1-1. Aga meie vaktsiinikahjustus muidugi kirja ei läinud, sellepärast, et meil lihtsalt keeldutakse tunnistamast, et sellised asjad on. Aga mis ilkana? Aga mulle tundub, ma segan vahele see mõttega, mulle tundub, et see ei ole ainult homöopaatia puhul või ütleme vaktsiini teema ka ja siin on neid teemasid veel, eks ole, aga mulle tundub, et ka väga labastesse nii jutumärkides või igapäevaste nagu teema, millega igapäevaselt kokku puutume, tegelikult inimesed üldse ei viitsi süveneda, et see süviti minek nõuab ju tegelikult nagu vastutuse võtmist, natukene ka väga palju panust oma isikliku ajana. See peab olema võib-olla mõne mõttes nagu teatav huvi ka, muidu sa oledki sunniviisiliselt, et ikkagi pigem on see süviti mine, et on nende isiklik huvi või isiklik valukoht.
ja mul tundub lihtsalt, et vahet pole, mis teema vaatame, siis tegelikult väga vähe neid, kes päriselt tahavad nagu süübida süviti. Ja see näide, et see ikka klikke tuli, ma ei tea, olematu arvani, noh, sellist näitabki meie ühiskonna tänast nagu avatud kultuuriruumi, kus tegelikult pinnapealne info või selline kiire pinnapealne info on pigem eelistatud versus see, et sa lähed sügavuti või kuskile mujale, et ma näen enda podcasti puhul sama. Kõik need külased, kes käivad kaasa arvatud täna sina, meid kuulatakse, mõni saade saab väga palju nagu vaatamisi ja siis on mingid teemad, kus tunned, et kurat, nii oluline teema ja mitte keegi ei kuula. Et miks te ei kuula? Ja siis, kui ma vaatan, mis toimub nagu üleüldiselt siukse nagu sisu loome nagu maailmas on ja siis paraku müüb ikkagi meelelahutus ja fun ja siuke labasus ja see, mõttetu nonsense sisu, mis tegelikult mitte midagi su elule juurde tegelikult ei anna. Aga ma loodan, et see mingi aeg on muutumas. No ma loodan ka, sest inimesi tegelikkuses tuleb juurde. Saadakse aru, et see mugavus toob kannatused ja siis ma alati küsin, et et kas sul on siis mugav, kus su laps on kogu aeg haige või? On sul mugav olla seal haiguslehel? Ja mis meil veel ühiskonnas on, tekitatakse nagu sellist empaatiaga sellist mugavust juurde, ehk siis kiidetakse takka, ja mul on ka samamoodi, eks ole, ja nii edasi, mis tähendab seda, et keegi ei liiguta kuhugi. Keegi ei hakka vastu võtma seda infot. Okei, see tähendab seda, et meil mõlemal on midagi väga kehvasti ja me peaksime ära lahendama. Hästi palju on sellest, et me ei tohi rääkida otse ja avatult asjadest, sellepärast, et kellelgi on puudutab ja on valus, aga see on võib-olla see koht, kus sa pead vaatama, mul on oluline see teema, ma peaks süvenema sellesse, eks ole, mitte lihtsalt sõrgu vastu panema, et olla tasa. Ja kui see teema ei puuduta sind, siis sa võid tõesti sellest mööda käia, aga need teemad, millest ma räägin, tegelikkuses puudutavad minu arvust enamus perekondi. Et ma olen küll ju homeopaat, et ma olen sinna ennast spetsialiseerunud, aga tegelikkuses ma räägin, sa ei saa rääkida ühest kitsast lukuaugust. Inimene peab kogu süsteemist nagu ilusti aru saama, sellesse süvenema, siis ta teab, kuidas midagi kasutada, miks ja homopaatia on seda nii tohutult hästi ka õpetanud mulle. Seda ma loodangi tänase saatega nagu ellu viia, et inimene, kes meid täna siin kuulab ja ma ise ka saaks nagu päriselt mingisugusegi, ütleme sellise level 3 arusaamise terviklikkust nagu pildist. Loomulikult me ei jõua täna sinnamaani, kus oled sina, ma teadmiste kogemuse ja arusaamisega. Võib-olla kui sa oled suurepärane edasiandja info mõttes, siis suudad seda manada väga lihtsalt edasi kõigile, aga tekiks vähemalt see common ground, nagu millest me üldse räägime, sest mulle tundub, et siin tegelikult ei saada aru, millest tegelikult jutt üldse on. Mina isiklikult tunnistan seda, mul on mõned raamatud ka, mul on see paks homoöopaatia. Jah, see on jube keeruline mulle endale ka keeleta. See peaks olema nagu homoöopaatia, oleks lihtsam öelda, kui et homoöo. Et nagu, need tähendaks selle vastupidi. Aga see mõttes, et mul on see paks raamat, mida ma olen ka lapanud kunagi, kui oli naine oli rase. Aga ma nagu süvenin sellesse, ei süvenenud lõpuni välja, et infot on nii palju lihtsalt ja kõigesse ei jõuagi süveneda, nii et sina täna selleks siin, et siin seda rääkida ja võib-olla tekkiski see küsimus, et kuidas see sinu elu tuli siis? Oligi, ma olin hädas, hea sõber ütles, kuule, sul ei ole kaotada mitte midagi. Ja ma läksin. Ma ei teadnud, kuhu ma läksin. Ma ka veerisin homme kuidagi kokku seda. Ja ma tundsingi, mis on homopaatia puhul kõige parem. Riske sisuliselt ei ole. Sükse tavaolukorra juures tal ei ole kõrvalnähte. Ehk siis kaotada ei ole mitte midagi. Ja mina olen ainult võitnud. Ja mitte vähe. Et ja mul on kõik sellised kohad, kuhu ma lähen, siis ma lähen ka 100% vastu võtma seda, mida mulle pakutakse. Et väga palju on kõik, tuleks nagu pinnapealselt kuidagi natuke uurima, aga jälle sügavaid tulemusi ei tule niimoodi. Ja homopaatia, kuna ta on selline raviviis, kus aine ei määrata niimoodi, et sa tuled ütleb, mul on nohu ja siis ma annan sulle tera, eks ole, teradeks nimetatakse, mis on ka eesti keeles minu arust hästi jabur. Aga mis inglise keeles on? Remedis ikkagist. Okay. Et meil on terad, meil on olnud olukordi, kus politsei on arvanud, et terariistaga üritatakse lapsele millegiga läheneda, et tera ikkagist on tera nagu väike kuulikene.
et sellega sa kahju ei tea. Vaata, nüüd on see koht, millest sa ennem rääkisid, kus mul läheb meelest ära, et mis see point oli, kuhu ma pidin lõpuks jõudma. Kuidas ta sinu üle tuli, et ja ma võtan võib-olla siia kinni, et me räägime teradest, need terad ikkagi, kes on kunagi söönud neid C-vitamiine purgis, mis müüaks, vaata need kollased pisikesed pallikesed, et siis need homöopaatia terad on nagu veel pisemad, sellised väiksed, no ma ei tea, kui väiksed nad on, ikkagi olematud. Jah. No, niimoodi, et kui sa oled hooletus, on sa peopesas hoolet oled, kukub maha, siis ega sa maast üles leia seda tõenäoliselt. No. Mitte eriti, jah. Et nad on väiksed. Mul tuli meelde. Oligi see, et määratakse aine selle järgi, et mis moodi see nohu on. Sellepärast, et kõik inimesed tajuvad seda hästi erinevalt. Kas sul tuleb mingit rohelist või tuleb sul kollast, kas sul pea valutab selle juures, kas sa higistad, kas sa tahad, oled külmas täiega, kehad on kõik nii erinevad. Ja ta on individuaalmeditsiin ja seal ongi hästi oluline hakata jälgima oma keha, mis ta signaale räägib ja kehas ei ole midagi niisama. Kõigel on alati väga konkreetne põhjus. Ja mina ja sina oleme tohutu erinevad inimesed, erinevad vanemad, geneetiline baas, keskkond, kus me oleme kasvanud, mismoodi me stressoritega toime tuleme ja nii edasi, nii edasi. See ühe puuga kõigile süsteem on meil natukene nagu peaga vastu seina jooksnud, et me peame aru saama individuaalselt, mis toimub meie eludes, sest kõik ümberringi loeb nohu, lihtne nohu, eks ole. Kellel on toidutalumatustest, kellel on sellest, et ta on läbi teinud mingisuguse hästi stressirohke perioodi ja keha on üle uputatud see stressihormoonidest, millest keha peab nüüd vabanema kuidagi moodi, eks ole, see on mürk muidu meie kehale. Et, kes solvus? Jaa, absoluutselt, eks ole, naatriumuriaatikum homopaates on üks hästi suur solvujate tera. Et iga asi on kuidagi mingisuguse detailiga nii palju erinev. Ja homopaates on ka ütleme nohu puhul seal tavaliselt tuuakse välja ütleme 20 kõige tihedamini esinevaid aineid, et kodukasutajale lihtsamaks asja teha. Aga need ei ole siis see, et need ongi ainukesed 20 nohutera, sest et kui ma võtan omasele ja sa peaksid nägema minu raamatuid, siis sa saad aru, mis tähendab paks raamat. Et tegelikkuses on neid tunduvalt rohkem. Aga kui sa õpid nagu seda süsteemi tundma, siis on ikkagist süke, ütleme kuskil 60 ainet, kui sul need on enam vähem selged, siis sa saad tavaolukorras ikkagist enamus asju ära lahendatud. Et krooniliste haiguste puhul on natukene seal, ma eksamit tegin, siis mul pidi üle 300 vist peas olema või. Ja raamatus endas on 1400. Aga et seda on võimalik natukene lihtsustada, et seda saab igaüks kasutada, mis minu jaoks on tohutu oluline, et inimene saaks iseseisvalt kõigega hakkama. Nii palju kui vähegi võimalik ja siis see natukene, millega ei saa, siis ta läheb väljaspoolt, eks ole, abi küsima. Et me oleme hästi sõltuvad kuskilt, et keegi teine annab meile vastuseid, sealt tuleb ka see kiirinfo, eks ole, mul on nohu, võtame mingi preparaadi, kaotame ära, aga kui ma ei saa aru, miks ta tuleb, siis ta tuleb muudkui uuesti ja tuleb uuesti. Ja kuna kogu ühiskond on nüüd allutatud sellele, et süsteemile, siis kõigil on pidevalt ja siis me hakkame seda normaalsuseks pidama. Ja see ajab mind täiesti nagu marru kohati. Igasuguseid asju peetakse sellisel viisil normaalsuseks, mis on normaalsusest täiesti kaugel. Kõige lihtsam asi, iga kuu haiged lapsed, see on krooniliselt haige laps. Ma õppisin Kreeka rahvusvahelises homopaatia koolis ja Vitaulkas on, ma ütleks Haanemanni süke järeltuli, et peetakse Haanemann on eks ole looja, Kent on tema õpilane, kes kasvas välja nagu uuesti selle nagu harujuhiks, ütleme, ja Vitaulkas on siis nagu nende sükene järeltuli ja tema on hästi süke. Väga süke klassikalise homopaatia, nagu, et hoiab ja et see peab olema nagu korralikult tehtud. Et kui ma seal koolitusel olin ka, et mis ta pani tohutult sisse, on see, et ei ole laiskust, ei lähe sealt nurki lihvima, vaid korralikult teed oma töö ära, vaatad, mis su silme all täpselt on ja vastavad sellele siis valida, eks ole, ainet. Aga inimesed tahavad kuidagi nagu kogu aeg nagu,
kergemalt, ma saan aru, see on meie nagu põhiolemus ka, et sa tahad kergemalt, sellepärast arenevad igasugused ju tehnikad ja muud asjad. Aga ei tohi nagu lõputult seda kergemalt taga ajada. Loodus tahab, et sa teed pingutuse. Kui sa oled seal haige ja teed oma kompressi asju, möllad seal 24-48 tundi, sa saad oma tulemused, kui sa tead, mida sa teed, eks ju. Homöopaatias on see pingutus see, et sa õpid selle süsteemi ära. Ja siis, kui sa selle tera annad, need inimesed, kes esimest korda tunnevad seda efekti, see on üsna vau-efekt. Kõhuviirusest vabaks 15 minutiga pole mitte mingi probleem homöopaatia jaoks, kui sa leiad täpselt õige aine. Mis on hästi oluline, vaata, homöopaatias sa pead hakkama tähele panema iseennast. Mis su kehas toimub? Mida sa süüa tahad? Mida sa juua tahad? Kuidas sul mingid asjad toimivad? Ja hästi palju mu õpilased on ka öelnud, et täitsa lõpp, et eelnevalt on siuke tunne, nagu poleks kunagi iseendaga tegelikkuses ühenduses olnudki. Ja kui sa ei ole endaga ühenduses, siis sa eladki nagu mingi tuima, mingisugust rattas elu, kus kannatused tulevad ja siis sa lihtsalt nagu alistud neile. Sest sa ei kuule ennast. Ja siis hakatakse rääkima sellest, kuidas juhuslikult jäin haigeks nii edasi. Mitte kunagi ei ole seal juhuseid tegelikkuses taga ju. Ja see juhuste kokkulangemine või see pool, et ma ise olen ka seda meelt, tundub ka alati, et ühtlasi pole juhuslik, aga alati vaata ei näe ka seda põhjust kohe või ei oska nagu oletada või tuletada või eeldada või mõelda, et mis nüüd see võiks olla, mõnikord on seda lihtsam teha. Teinekord ei saa tõesti aru sellest ja enamik inimesi ju ei mõtlegi selle peale, et me tõime enne see nohu näite, et seal võib nagu mingisugune seos üldse olla emotsionaalsusega. Tihtipeale ikkagi on see, et nagu on need jutud, vaata, et pane sall kaele, muidu tuul tõmbab läbi ja ma nagu seda tuule juttu ise üldse ei usu, aga ma saan nagu aru sellest, et kui inimese immuunsüsteem võib olla nõrk või sa oledki külmakartlik. Ma isegi tegelikult ei tea täna, kas ma usun seda, et on olemas külmakartlik inimesi, aga on ikka. Immuunsüsteem, eks ole, et kuidas ta toimima läheb, et igaühel ongi erinev baas, et ma ka täna vaatasin, et see tulid siuke lühikesed lüksid ja kõik, eks ole. Palju neid kraad nõus, ma ei tea. Minul oli ikkagi jaki ja mul hakkas jahe natuke, ma ka veidike jalutasin. Et meil on hästi erinev see ja tõesti, nagu sa ütlesid, aga kui inimene jääb iga tuulega pidevalt haigeks, siis on ikkagi see, et immuunsüsteem on tasakaalust väljas. Et kui sa pead ikka ennast kogu aeg tohutult hakkama massima kuskile sisse, iga tuulehiili hakkad kartma, hakkad vältima mingeid asju, siis on tasakaalust väljas olek. See, kui ma lihtsalt panen jaki peale ja sina oled võib-olla lühikeste varrukatega sama ilm, see on siukene, ütleme, mingi vahemik, mis on täiesti mõistlik. Aga kui ma tuleksin sulle siia ikkagist kasukaga ja ütleksin, et ma ei tea nüüd, kui ma korraks siit lahti teen, siis tuul tuleb ja ma olen kohe haige, siis sa oled väga suures hädas tegelikkuses, mille sa peaksid ära lahendama. Ega me lähmegi siit kondikavast nagu mööda ka ja ma tahan kohe vahele küsida ka. Et teha seda aaste setini siis homöopaatia arusaamist ja põhja alla. Vist näeb mingi kärbest, aga just see pool, need terad. Mis asi see nagu, tuleme veel enne selle juurde, et kui see terast nagu saab tera ja kuidas see tera üldse saab võib-olla ka natukene lühidalt seletada, et siis mis seda remedit sinna juurde annab, et just nimelt me räägime ainetest, mis ained seal sees on, kas me räägime nagu taimedest, kas me räägime nüüd fabrikaatidest sünteetiliselt kuidagi loodud mingitest, ma ei tea, laborites mingitest võrranditest kuskilt tuletatud mingitest allikatest. Mis see nagu tooraine siis seal taga tegelikult on? Mis seda teeb? On ikkagist tinktuurid. Emalahused. Seal on ka kuld, hõbe näiteks, eks ole, aga ikkagist üldjuhul looduses esinevad. Ka elav hõbe näiteks. Väga paljudel on siukest ainepilti ka, kellel on need vanasti tehtud plommid, elavhõbeda plommid, et see võib kohe keha mõjutades, et tehakse siuksed ematinktuurid
ja siis võetakse üks tilk seda, pannakse kas 10 või 100 tilga vee sisse. Seal on siis need erinevad, kas on tähis D või C, see läheb selliseks veidike igavaks, eks ole, siin praegu, aga ütleme, see kõige tavalisem on see C, ehk siis üks tilk 100 kohta ja siis hakatakse potentseerima, ehk siis siuke mitte raputamine, vaid siuke nagu teatud ka liigutus, kus siis info läheb veeklastrisse laiali, pumm. See on siis üks C, siis võetakse sealt sellest tehtud lahusest, mida on 100 korda raputatud, tõstetakse järgmisse purki, kus on 100 puhast veetilka ja hakatakse uuesti seda tegema. Ja kodukasutajad, ütleme, kuskil Hollandis on siuke 6C, 12C, Eestis on pigem tuuakse Inglismaalt endale ainet, on 30C, siuke kodukasutaja tavalised nagu potentsid, ehk siis mitu korda lahjendused need on. Ja võt siit ongi nagu see koht, kus tõstetakse kisa, et tegemist on mingisuguse libateadusega. Sellepärast, et see tundub täiesti mõistmatu, et kui meil on see, et tavaravimitel, kui sul pea valutab väga palju, esimese tabletiga ei lähe ära, siis tõstad kogust, mida sa võtad ja see aine kogus, mis siis hakkab suruma seda peavalu alla, läheb aina suuremaks. Homopaatias, mida rohkem on lahjendusi, seda võimsam aine on, et mina vastupidine efekt siis. Mina kasutan ka näiteks 10 000 lahjendust aineid teatud juhtudel. Ja ma saan aru, see ongi täiesti tavapäratu. Aga samas meil on igasuguseid erinevaid tavapäratuid asju. See, et meil on mingi internet, mille kaudu kuskilt mingisugused asjad läbi õhu põhimõtteliselt lähevad raadio, mobiil, noh, et see on kõik midagi sihukest, mida sa silmaga ei näe. Ja ma alati ütlen selle näitena seda, et miks see vajalik on või miks ta nii tõhus on. Immuunsüsteem. Ma võin sul südame välja praegu lõigata ja näidata sulle sinu südant siin taldriku peal, eks ole. Aga näita mulle taldriku peal immuunsüsteemi. Sa ei saa näidata seda niimoodi. Just. Ja see ongi see, et ta läheb sellel tasandil rääkima, sest immuunsüsteem on ikkagi see, mis ohjab kogu seda infot, kus me tõstame kuumust, kus me tekitame pisaraid, kus me, mis iganes, mis meie möll siin kehas toimub, seda määrab ikkagi see immuunsüsteem ja me lähme temaga rääkima, et homopaatia ei ole nagu vitamiinid, et ta ei anna midagi juurde, ta ei võta ära, sellepärast ei ole võimalik temast saada toksikoosi. Aga ta läheb tegelema siis immuunsüsteemiga ja seda infot aitama nagu täpsustada talle, et kuule, et sul on seal probleem, palun mine vaata, tee korda. Ja keha saadab ise selle meeskonna, kes seda olukorda läheb sealt lahendama. Ja see pillinäide on ka alati hästi tore, et need kitarrid. Sa tead, et üks keel on paigast ära. Sa pead täpselt samamoodi teadma, missugune keel ja missuguse heliga see seal peab olema selleks, et see kitarr saaks ju töötada. Kui sa annad paned siis õige keele, ehk siis õige tera, paned selle õigesti häälde, siis on väga ilus muusika. Kui sa nüüd paned vale selle keele, siis natukene võib-olla keha üritab sealt midagi teha, kerge segedus võib-olla tekib, siis ütleb, kuule, mul pole siin mitte midagi teha ja läheb minema. Ja seal on see ohutuse printsiip on hästi tugev sees, pluss homopaatia ei lähe mitte kunagi elu vastu. Eluseadused ja see elu tasakaal, meil on tegelikult sisse kodeeritud, me ise nagu rikume kogu aeg seda ära, siin lippa-lappa, eks ole. Et homopaatia ei lähe kunagi tegema seda, mis ei ole normaalne. Mul on vahel naljaga küsitud, aga mulle väga meeldivad vahel sellised naljaga torgatud küsimused, sest et mul on hea jälle vastata. Ega ma ei vasta selle inimesele, kes torkab, tema nagu nii huvita, teda huvitab ainult see, et ta torkab ja ma saan juba aru, et selle inimese meel ei ole nagu terve, eks ole. Aga ma vastan hea meelega ja siuke küsimus oli kunagi, et et kas rasedus saab ka, et kõike saab teha homopaatia, kas rasedus saab ka homopaatiaga vältida. See on elu vastu minek ja see on juba lihtsalt, sa ei peaks küsima, kui sa teaksid seda, mis on elus normaalne ja mis ei ole nagu. Et mulle tohutu meeldib seal juures see ohutuse printsiip.
aga ükski asi ei ole kunagi lõpuni ohutu. Alati on igal asjal, sa pead teadma detaile, millest me ei viitsi, eks ole, süveneda hästi, aga peab. Kui me tahame täna hakata ikkagi hästi elama, siis peab. Ainuke tõesti ohtlik asi homopaatia puhul on see, et kui sa jääd nüüd kinni sellesse, et sa pead selle õige tera kätte saama, sest muidu ei muutu, eks ole, midagi paremuse suunas. Aga sa paned kogu aeg valesid terasid, siis haigus ise süveneb lihtsalt all ja sealt peab oskama vaadata, et ei lähe kuhugi ohtlikkuse piiridesse. See on ka põhjus, miks ma õpetan oma õpilastele igasuguseid erinevaid asju kasutama. Ehk siis ma olen see tüüp, kes on plaan A, plaan B, plaan C ja kui pikk meil see tähestik on, eks ju. Et jah, kui sa oled tundnud selle, kuidas see homopaatia töötab ja ma toongi võib-olla selle kõhulahtisuse näite. Meie pere ostis rotavaktsiini, sest meid hirmutati nii tohutult ära. Ja minu poiss on tohutult vastuvõtlik olnud rotale. Ja see oli ka asi, mis lõpuni otseselt ära ei paranenud ja ma võtsin seda natukene ka sellena. Kui sa paberi ära kortsutad ja sirgu teed, siis mingid vaod jäävad ja see oli väike hind maksta oma lolluste eest. Aga see tähendas seda, et kui ta oli vähemalt 2 korda hooaja jooksul seal rotas, siis ma sain ka väga osavaks teravalikul ja sükene üks kõige nagu eredamalt meeles ja hommik oli, poiss tuleb näost täiesti kaame, suurde tuppa, mul on paha olla. Vaatan, siis mis nüüd saab, eks sa paned istuma, siis on see koht, kus homopaat hakkab väga infot jälgima, mis toimub. Ja kuidas ta käitub või? Kuidas ta käitub, mida ta tahab, ma hakkan pakkuma, kas sa tahad juua. Kui sa tahad juua, kas sa tahad külma või sooja vett. Meil on hästi need teemad, kus on kõik nagu, et kõik peavad jooma sooja vett või kõik peavad jooma külma vett. Yeah. Inimene, kellel on suur kuumus sees, vajab näiteks jahutamist, inimene, kellel on külmus sees, tahab võib-olla hoopis kuuma jooki ja nii edasi, et ma saan aru, et nende kõigile ühe puuga süsteemide taga on nagu hea tahe, aga need ei tööta, eks ole. Jälgin siis oma seda närbulast seal, natuke süke kohe oli süke hästi loid, tahtis pigem nagu sooja ja siis ütleb mulle, mul on joogijänu, toon talle siis veeklaasi, tahtis sükast toasooja vett, toon veeklaasi, võtab ühe lonksu, annab tagasi, panen kapi peale, läheb natuke mööda, ütleb uuesti, ma tahan juua. Võtan selle klaasi, annan talle, võtab jälle ainult lonksu. Kui inimesel on jänu, siis sa eeldaks, et ta kulistab ära esikorras. Ei, võtab ühe lonksu jälle. Ja muidugi sellel hetkel ta veel mõnusalt oksendaski oma esimese laadungi sealt välja. Ma helistasin oma abikaasale, et kas ta äkki saab tagasi pöörata, ta oli tööle läinud ja võtta teise lapse ära, et ma saaksin esimesega siis tegeleda. Ta ütleb, kuule, tead, kallis ei saa, ma olen juba päris kaugel Tallinnast. Sinna, mis siis ikka, saame hakkama. Istusin jälle korraks maha, see on ka see koht, et emana, ma olen süka veidikene võib-olla muretsev ema, see on jälle mu taustaga hästi palju seotud, mu enda lapsepõlvest, eks ju. Ja seda hetke võtta on vahel nagu ka, et see jälgimise hetk, aga homopaadina sa pead seda tegema. Nii, ja siis mul tuli meelde, kes on see, kes oksendab, kellel on veidike jahe, kes tahab külma vett, aga võtab ainult lonksude kaupa. Arseenikum. Andsin esimese doosi sisse, andsin teise doosi sisse, siis põhkisin majapidamises selle okse kokku. Poiss oli seal 15 minutit rahulikult, juba näed, kuidas hakkab ruusakust tulema, siis äkki ütleb, kuule, ma võtan igaks juhuks selle ämbri sinna teise tuppa kaasa, kuule, mul on päris hea olla, ma läheks vaataks hoopis mingit multikat või asja, et ma ei segasin, vaatan, okei, niimoodi või. Helistan siis abikaasale ka, et kuule, et praegu on poissil jumalasta okei olla, et kõik on korras ja siis mees küsib, kas sa kella vaatasid või? Ütlesin, et ei, sa oled selles nagu möllus sees, on niisugune tunne, et iga sekund on mingi 2 tunni pikkune. Siis tead, su esimene kõne tuli 15 minutit tagasi. Ja järgnevad korrad, mõned korrad veel juhtus seda
oksendamise viirust meil ja läks täpselt samamoodi. Mida homöopaatia veel, aga tegelikkuses lõpuks tegi, on see, et need vahed nende haiguste esinemiste vahel läksid tunduvalt pikemaks, nii et ta ei olnud enam nii tundlik, aga see oli ikkagist asi, mille kroonilist tekkimist ma ei osanud too hetk veel ära lahendada. Täna, eks ole, võtame siit mitu aastat edasi, täna ma oskaks juba minna sellele, et ära lahendada ka see, et see ei oleks korduma jäänud, aga me kõik ju areneme ja sellel hetkel sa teed just täpselt nii palju, kui sa just sellel hetkel oskad. Ja ma arvan, et see on ka päris hea tulemus. No see kõlab jah, nagu, et 15 minutiga saada lahti milleski nagu ulme, sest tavaliselt ikkagi oleks päevi nagu või nädalaid isegi nagu haiged. Isegi tavalises kõhuviirustes ja grippides, et see on nagu hästi huvitav ja mul tekib ikkagi see küsimus ka, mis enne tuli õhku, et miks need terad magusad on? Ja miks mitte? Mis seda magusat isub sinna? Tad on suhkru peale tegelikkuses tehtud. Et see ongi, et see asi peab olema midagi, mis säilib. Homopaatilised terad ei vanane mitte kunagi. Ka 100 aastat vanade teradega tegelikkuses ravitakse veel. Kui ta läheb paigast ära, siis pannakse lihtsalt natuke piiritust ja äratatakse nagu see info jälle sealt nagu teravaks. Ja kui te tahate tegelikkuses tuhnida homopaatia teadustöödes asjades, siis on veemälu teadus. Meil isegi peavoolus ilusti on meie enda Eesti teadlased rääkinud sellest, näiteks kuidas ühes tilgas on vähemalt 40 000 infoklastrit. Et see, et kuidas sellel vees on see info, on nii, see ei ole mingisugune asi, mida me ei teaks. Et see, et meil üldsus ei võta üldse nagu tänapäeva teadmiste asju vastu, see on kvantfüüsika ju tegelikkuses, sest on kvantosakesed. Kvantfüüsika on vana vähemalt 95 aastat. Siis kui keegi tuleb mulle ütlema, et see kõik ei ole olemas ja nii edasi, siis ta põhimõtteliselt on ajas 100 aastat umbes tagasi. Et tuleks tänapäeva. Ja inimene teeb järjepidevalt seda. Hahnemann ehk siis inimene, kes lõi homopaatia, oli esimene, kes rääkis, kui oluline on käsi pesta, tuulutada tubasid, kui on haige majas. Tema enda kogukond muidugi kuulas, aga kas kõik ülejäänud, mitte eriti. Siis hiljem tulid ju 2 meest, kes siis haigla kultuuri tõid selle, et et sa ei lähe laiba mädase mingisuguse inimese juures sinna sünnitust vastu võtma, siis ilmselgelt see ema või laps sureb sepsisesse ära. Nende inimeste elu hävitati, nad tühistati täiesti ära, aga täna me kõik peseme, eks ole, käsi, saame aru, et haiglas on vaja mingit desinfitseerimise asju ja see on kõik tavaline elu, aga selleks, et selleni jõuda, tühistati väga paljude inimeste elusid ja see on asi, mis ma vaatan, et mis meil inimestele nagu viga on, kui haiged me peast oleme, et me selliseid asju järjepidevalt teeme, Ja see ei ole see, et head inimesed ei tee midagi, vaid see on see, et headel inimestele räägitakse mingisugune mull pähe ja talle tehakse selgeks, et see, kui sa teist inimest nagu ründad ja teed asju, et siis sa oled nagu kuidagi hea inimene. No, kui sa seda uskuma jääd, siis see ei ole ju, kus kohas see hea on. Hea on see inimene, kes ei kahjusta ja kui sa teist inimest tühistad ja trambid ja ma tean, nendel inimestel võeti ka karjäär hävitati, kus kohas see nagu hea on. Et meil on nagu nii tagurpidi see maailm kohati. Et kurb, aga jällegi minu elu ei ole kurb. Mina vaatan seda, et mul oleks muidu erivajadustega laps. Meil läksid asjad ikkagist väga hulluks, närvisüsteem oli väga-väga häiritud. Täna tulevad uuringud jumalaste välja, mis näitavad, et süstimata süstitud lapsed ja niimoodi ilusti, et mulle meeldivad tabelid, kus sa näed nagu visuaalselt ilusti, et kuidas tõuseb see jada. Mingid näidikud asjad. Ja vastavalt sellele, et mitu süsti on tehtud. Täna vaikselt tuleb, eks ole, välja.
mul olekski olnud see valik, kas ma jätan seda sama teed, ma oleks täna võib-olla erivajadustega laps, erivajadustega koolis, ma oleksin sotsiaalhoolekandest põhimõtteliselt sõltuv. Selliste laste kõrvalt ei ole võimalik elada väga nagu sükest vabat ja rõõmsat elu, et väga keeruline. Aga mina tegin korda selle asja ja lihtsalt sellega, et ma ütlesin jah. Mis ma paneks veel südamele, on see teema, et miks võib-olla 100 aastat tagasi oli võimalik homöopaatia hävitada, seal Flexneri raportiga tegelikult hävitati kogu loodusravi, aga siis tõesti ei olnud võimalik näidata otseselt neid info kulgu seal selle vee sees. Aga kunagi me olime ka selles olukorras, et keegi tuli üks asja peale, et on olemas sellised asjad nagu bakterid. Kas te arvate, et oli niimoodi, et ennem oli nagu mikroskoop ja siis nähti baktereid või oli vastupidi, et keegi arvas, et midagi on veel? Mis te arvate? See inimene jälle tühistati täiega ära. Ja siis on need sellised hullud, nagu sa ütled, kes panevad oma tagumiku tulle ja ei lõpeta jonni. Ja tehti siis see mikroskoop mingi hetk valmis ja vaadati, näe, ongi bakterid. Aga ei olnudki segane vend. Just, et kas bakterid olid siis tekid siis sellest hetkest, kui oli mikrofon või bakterid olid alati olemas. Täna lihtsalt teadus on jõudnud nii kaugele, et on võimalik masinatega vaadata ka seda 10 000 korda lahjendatud seda osakest seal. Täna me oleme sinna jõudnud. Aga neid uuringuid on saanud tegelikkuses kogu aeg teha, et kas töötab või ei tööta, placebo uuringuid ja asju. Seal on ka huvitav olnud, kui sa tahad midagi hävitada, siis on ju see, et kuidas sa asju presenteerid. PR-firmade maailmas elame praegu, kuidas see asi näiliselt on. Ja kui allopaatilise meditsiini puhul on see, et pea valutab, kõik võtavad aspiriini, eks ole. Üks ja sama asi kõigile, nii. Seal on ka, mõndadele töötab, teistele mitte, eks ole. Meil ei ole mitte ühtegi teadustööd, mitte ühegi asja kohta siin elus, mis 100% kõigile toimib ühtmoodi. Aga mingid tulemused on, eks ole. Siis, kui sa tahad näidata homöopaatiat halvast küljest, siis sa võtadki umbes, et võtame, kui sul on põiepõletik, üks hästi suur aine on kantaaris. See on jälle see, et päris suurel osal võib aidata, aga enamus jäävad ikkagi sealt abita, eks ole. Ja kui sa teed nüüd uuringut niimoodi, et sa ei vali mitte personaalselt tera haigele, vaid just seda, et kantaaris on suurem aine, anname kõigile seda, siis ongi ainult teatud osa, kes saavad kasu ja ülejäänud jäävad, tervisekasu on tulemata. Hästi palju tehakse selliseid uurimistöid, miks on nii oluline alati vaadata edasi pealkirjast, lugeda sisu. Just. See placebo teema on ka nagu huvitav, et sinna ma tegelikult tahtsingi jõuda, et placeboga on nagu ühtepidi ja teistpidi, et kui sa usud, et ta töötab ja sööd lihtsalt suhkrud ära, siis ta võib ka teinekord väga hästi töötada, enese usust piisab päris palju. Ja teinekord on see, et kui sa usud, et see ei tööta ja sul antakse tõesti päriselt siis nii-öelda seda remedit või ravimit või töötavat tööriista probleemile, siis ta ei tööta. Nii et see on nagu huvitav koht, et ma ei tea, kui palju ise nagu näed seda, et kui palju on homöopaatia kohta seda võrdusmärki pandud, et see on kõik üks soola puhumine ja placebo. No jah, seda pannakse kogu aeg. Kui mina ei usu, siis see ei tööta. Jah. Aga samas on mul olnud tutvusringkonnas inimesi, kes üldse ei usu. Aga töötab? Aga töötab. Placebo on tegelikkuses maailma kõige parem asi üldse. Tegelikkuses on, ja kui me jätame selle homöopaatiasid kõrvale, siis ma olen täiesti veendunud, et meil on võimalik asju lahendada täiesti käed taskus. Me lihtsalt veel ei oska, sellepärast ongi meil vaja neid abivahendeid. Aga mina püüan ka jõuda vaikselt selleni, et võimalikult vähe jälle abivahendeid. Kargud on toredad, aga toredam on, kui saaks ilma nendeta hakkama, eks. Ja placebo efektid
tegelikkuses toimivad ju ülisuurepäraselt. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas oma alateadusele ligi saad. Ja mõndadel inimestel on see kergem, mõndadel inimestel raskem, sest me kõik oleme sündinud hästi erinevatesse lugudesse. Minu lapsepõlv, no ei olnud väga ilus. Mul ema oli väga äkkvihahoogudega. Tuli ikkagist niimoodi kallale, et ma tean väga palju neid olukordi, kus ma seal väiksena arvasin, et minuga on nüüd lõpp. Ma olen mitu korda oma elu eest nagu võidelnud. See näitab ka seda, et võitlusvaim on kõva, eks ole, sees juba väiksest tahe on suur. Tahe on suur. Ja seda ei saa võrrelda inimesega, kes on sündinud perekonda, kus on ta väga hoitud olnud. Ma alati nagu sükse, mulle kohe üldse ei meeldi need inimesed kliendina, kellel on väga head perekonna taustad, sellepärast, et need kehad annavad nii vähe sümptomeid välja. Aga mina olen ju see solgiämbrites kolistaja, mida rohkem need nagu hästi selged sümptomid on, seda kergem on mul ju ainet valida. Aga siis need hoitud inimesed, iga ühel on elus probleeme, sest me oleme planeedil Maa, me nagu unustame vahepeal ära selle. Siin on probleeme, siin on niimoodi see elu kogu aeg. Ja neil tekivad nagu selliselt, et tuleb see langus, aga kui nad saavad abi, siis tuleb väga kiiresti ka tõus. Vitaukas on öelnud, et selliseid nii hea tervisega inimesi on lääne ühiskonnas võib-olla 5%. Mina kindlasti sinna ei kuulu. Ja need on ka need inimesed, kes tulevad, saavad tera ja siis ütlevad mingi päris hull mingi diagnoosi nimi ja näed, ja 3-4 nädalaga oli asi kadunud, eks ole. Teised peavad rohkem pingutama, et võtage vastu see, et kuhu sa sündisid. Sa oled tulnud mingit lugu lahendama oma perekonnas, oma suguvõsas, eks ole. Ma eeldan, et konstellatsioonist on ju muidugi, issand jumal, Ants Rootslast ju on ju mitu korda sinuga siin koos istumas nähtud, eks ole. Sellest kõik teavad. Homopaatias on selle asja nimi miasm, mis siis arvestab nagu pereliini nii-öelda. Just. Et ongi, et ära võrdle ennast kellegi teisega. Ära võrdle. Et mul on vahel mõned sellised lood klientidele, et ma nutan koos kliendiga, sest et tõesti, ma olen inimene. Et, ja sa näed ka seda, et kuidas seal on kogu see sümptomaatika ja asjad ja sa pead hakkamagi vaikselt erinevaid abivahendeid kasutades seda üles poputama seal terviseredelil. Ja siis on tõesti need toredad lood, kus inimesel ongi hakkad lapsepõlvest asjadest küsima, jumalast toredad lapsepõlved on ja sa saad hästi kergelt selle tulemuse talle nagu pakkuda. Kui sa selle õige teraselt muidugi leiad, et ta sümptomid ikkagist nagu välja ilusti ka näitab, et sellepärast ma räägin ka alati, palun lapsevanemad, tehke oma vaimne tervis korda, palun ärge pekske lapsi, see paneb nii paljud lukku, sest ma oleks tunduvalt julgem, kui mind ei oleks ära lõhutud. Ma olen ikkagist üsna palju mures, see julguse poolega. Mul oli siin COVID ajal vist, mäletan, see 2. aprill. Märksin hommikul, tegin silmad lahti ja ma teadsin, inimesed olid protestimas seal Roosa maja juures. Mul tegin silmad lahti ja mul oli peas kõne, mille ma pean minema esitama. Minu esimene avalik kõne. Ma panin selle kiiresti endal paberi peale kirja ja suurte tähtedega, et ma kindlasti näeks lugeda. Tuli 4 lehekülge siis. Läksin veel sinna mõttega, et raudselt mõni tuttav on, kes toetab mind ja ma joon selle platsi peale ja meil on mitte ühtegi tuttavat nägu. Värisesin nii, mis oli, aga läksin nagu sellest läbi, anti see mölafon mulle kätte ja 3. lehekülge pööramisega hakkama ei saa. Kõik läks silme eest täiesti mustaks, kõik oli täiesti hiirvaikne, ma mõtlesin, ma ei tea, no ju kõigil on igavust või midagi. Ja siis on alati see, et nii toredad inimesed on ümberringi. Üks meesterahvas tuli, võttis niimoodi rahulikult mult ümbert, tõstis selle paberi ilusti, pöörame lehte ja läksin lõpuni välja selle kõnega kenasti.
ma sealt veel nagu veits nagu lavalt kukkusin sinna veel teiste inimeste nagu, et kes lihtsalt tulid toetama siis peale seda ja nii toredad tagasiteed sain selle kõne kohta, et midagi hoopis teistmoodi mõtlemise ja asjadega ja palju nagu rahuloovam ja et super, aga ma ise ei mäleta sellest kõnest mitte midagi, mitte midagi. Kui ma veel koju helistasin oma kallile abikaasale, et ennem kui sa kuskilt internetist näed, et ma läksin täna oma hirme ületama, mis ta muidugi küsis esimese asjana, et poodi läksid või? Ma ütlesin ei, sest et kui sul on hirm, siis sa lehkad seda ja kõik turvamehed leidsid mu kohe ülesse, kui ma natukenegi mõtlesin, et ma äkki ei pane seda maski. Ja see on see, kus ka väga palju nagu enda seltskonna poolt tuli, mis mõttes sa ei julge nüüd sealt läbi rammida. Tead, on mingisugused võitlused, mis on mõistlikud, kellel ei ole. See on jälle see, et meil on see taust nii erinev, sa ei tea, miks mina ei suuda seda teha, eks ju. Ja et me eeldame inimestelt selliseid asju. Ma lihtsalt ei käinud poes, ma tellisin koju. Aga jah, et see on selline ja kui ma oma abikaasale ka mingi hetk hakkasin rohkem oma nagu nendest sisemistest hirmudest rääkima, siis ta läksid silmad jumasta suureks. Ma pole elu sees nii julget inimest näinud. Ja sul on sellised hirmud sees. Et ma ei osanud isegi võib-olla neid arvata mingi hetk, et teistel on ka vist hirme tegelikkuses. Et ma mõtlesin, et ma pean nendega kuidagi ise lihtsalt hakkama saama. Aga nagu on, ega minu teekond on ka ju, ega see ei ole lihtsalt see, et ma teistega tegelen. Minu põhiasi on sellega, ma tegelen iseendaga. Ja homopaatias on see, et seal saadakse aru, et tervis on kõik. Mitte ainult see, kas mul valutab kuskil, vaid ka minu mõtlemine ja minu emotsioonid. Ehk siis 3 ühes elusti. Ja ühiskond ei saa aru, et see on juba haigus, kui sa ei saa mingite asjadega hakkama, kui sul on kogu aeg mingisugune paha tuju, sa pead karjuma teiste peale. See on haigus ja see lahendatakse. Ja seal ei ole sageli see, et võime öelda, me teame, mis võiks olla normaalne, tere karju lapse peale. Inimene läheb koju, ei karju lapse peale enam või? Karjub ikka, see tuleb tema seest. Just, sellepärast, et mingi asi on täiesti tasakaalust väljas. Ja homopaatia aitab seda siukest asja ära tasakaalustada, aga seal on jälle küsimus, miks ta karjub, mis on tema see punkt, et kui me ütleme näiteks Staphysagra on siuke aine, kus ongi hästi palju lapsepõlves näiteks ära lõhutud, ka seksuaalset väärkohtlemist, peksmist, alla surumist. Ja siis on siuke inimene, kes üritab kõigi vastu hästi hea olla, see on ju ellujäämisstrateegia. Ja mingi hetk, kuna tal ei ole piire, sest kõik kasutavadki seda ära, sest on jube mugav inimene. Hästi palju vähke tuleb ka sealt, hästi need mugavad inimesed, kes kogu aeg teiste heaks head on. Ja aga siis, kui tass saab mingi hetk ikkagi täis, siis tekivad tohutud raevuhood ja meie väiksed lapsed, nad on ju toredad, nad ju tirivad niimoodi õppetunde välja, panevad sulle peegleid niimoodi ette, et hoia piip ja prillid. Pole midagi nagu keerulisemat olnud, neil ei tulnud mingisuguseid juhiseid kaasa. Ma olin 10 aastat stewardess. Mul oli paks juhiste raamat, mida ma võin teha, mida ma ei või teha ja mis kuskil, mismoodi peab olema, eks ole. Väga lihtne, väga tore. Ja siis tulid lapsed. Ei mitte mingisugust juhiseid, eks ju. Siis on veel näiteks nuksvoomika, millest võiks rääkida, kus ongi see selline nagu, et tahetakse, karjutakse selle pärast, et siis äkki hakkab paremini käituma, kui Staphysagra hakkab lihtsalt karjuma, sest ta närvisüsteem ei pea vastu. Ta läheb lihtsalt, ta tahab, et see olukord nagu lõppeks. Siis nuksvoomika hakkab nagu mölisema selle pärast, et umbes lapsega, et siis äkki saab 5, kui praegu saab 2, eks ole, mis tähendab seda, et tegelikkuses saab veel rohkem 2, sest et stressi olukorras laps ei õpi. Või siis seepia. Siuksed koduperenaised, kellel on nii tülpimus juba ees, kes on nii väsinud, nii üle töötanud, üle kurnatud, sest et ja miks me sinna olukorda jõuame muideks? Jälle, miks peab teadma detaili ja natuke rohkem infot, sellepärast, et me naistena minu arust ei oska üldse delegeerida laste kasvatamisega seoses asju, kui meestele kohati. Vähemalt mina olen pidanud seda õppima.
ja mul on, jälle, mina oma energiaga tõmban, eks ole, enda klienti, keda ma suudan ilmselt kõige rohkem ka aidata. Eks siis mul on ka väga palju kliente, kellel on samasugused asjad. Aga vaata, kui sa ise juba 3 sammu eespool oled, siis sa saad teist ka juba järgi natukene aidata, eks ole. Mis on hästi imelik, vahel oodatakse nagu, et sa pead juba täiesti terve ja täiesti, et muidu ei või nõu anda. Siis ei tohiks mitte keegi siin maamuna peal mitte kellegile nõu anda. Sest maamuna peal ei eksisteeri väga sükast väga tervet inimest tegelikkuses. Ütlesin, 5% võib olla heal juhul. Oluline on see, et sa oled mõned sammud eespool ja siis sa saad juba hakata teisi ka natukene paremasse kohta aitama. Et see on hästi oluline. Ja siis on see, et aga keda sa kuulad siin maamuna peal? Hästi palju inimesed teevad seda, et siis on, tõmbad oma energiaga ju seda sama ju ligi, eks ole. Siis on sarnased sõbrannad. Näiteks kui inimene ongi enda sees, on niisugune hästi nagu vingu ja kõik on halvasti ja nii edasi, siis ta kutsub sõbrannad, kellega siis vingutakse, aga kas sellel on mingisugust edasiminekut? Ei ole, eks? Sellel ei ole, jah. Nii, muidu ma ütlen, vingumine on hea asi. Eluterve vingumine, ehk siis sa vingud kõva häälega selleks, et sa saaksid aru, mis sul viga on. Ma olen kõik oma sõbrannad. Ja saaks selle jama endast välja korraks. Just. Ja ma olen kõik oma sõbrannad välja koolitanud, et nad kuuleksid, mis on minu traumakõne, ehk siis mida ma kordan. Jumalast ilusti, sest meil on nii palju pudru ja kapsaid. Minu aju, see on Ferrari, ma olen oma vanematele nii tänulik. Aga see tähendab seda, et kui ma üritan ennast kuulata, siis seda on ka kõike siin väga palju, et mul on vaja, et keegi mulle nagu tagasi peegeldab, et kui ma kuulsin su kõnes seda, et see asi kordub, mine vaata sinna, siis saab juba palju paremini, eks seal minna. Aga mis tavaliselt tehakse? Vingutakse lihtsalt ja siis sõbrannad kõik ütlevad, ja ongi raske ja umbes lepime siis. Elu on selline. Ja elu on selline. No ei ole. Ja siin ongi nagu küsimus, kus meilt üldse sellised asjad on tulnud, et ära lahenda mitte midagi, nüüd ongi kõik niimoodi, et ma ei saa aru, nagu, miks ma üldse niimoodi mõtlema olema nagu hakanud ja mul on tunne, et sellel on väga suur ajalugu. Aga sulle endale see kasulik ei ole. Ja siin see peakski nagu selles mõttes tulema sellesse kohta elus, et kas sul on kasulik lihtsalt nagu selle ühe koha peal selles kannatuses passida, või sa võtad kõik need 341 osa sinu podcasti, mis on kulda täis ja hakkad vaatama, missugused asjad sulle hakkavad sobima, et sa saaksid sellest august hakata välja tulema. Et ja see, mida homopaatia on hästi õpetanud, natukene läbi nägema inimesi. Et mul ei olegi nagu nii oluline alati, et seda tera määrata, vaid et need põhimõtted ja need arusaamad ja siis vahel on see, et nagu lükopoodium on siukene ainepilt, kus on, minus endas on seda lükopoodiumit päris palju sees sellega, et ma olen natukene arg kohati, ma teeks palju rohkem, et ma vahel pean sellega võib-olla toetama ennast, aga siis on see teine pool, nagu sümptomid on ka kõigil, ei ole ju kõiki sümptomeid, on ainult teatud võib-olla tuled välja. Aga see teine pool on siuke, et ma väga kardan vahepeal siukse inimesi, kes on väga siuksed teisi alla suruvad, proovivad ennast tõsta teiste nagu alandamisega ja siis mul oli üks tuttav selline, issand, ma olen vatti näinud, ma olen nutnud sellepärast, et nii kui lükopoodium tunneb, et sa oled natuke nõrgemas kohas, siis ta hakkab kohe ründama. Ta tugevamaid ei ründa kunagi, sest ta on jänespüks. Aga siis see tuttav alati hirmutas mind, kui me kuskil pidime kokku saama. Aga peale homopaatia õpinguid, siis sa tunned mingi ainepildi ikkagi ära. Ärge arvake, ma ei tee kellegile kogu aeg analüüs, absoluutselt mitte. See oleks ajule väga kurnav. Aga selles stressi hetkes natukene ikkagi tegin. Ja siis ma sain kohe aru, siis sa saad aru, et ütleme, et on lükopoodium, saad aru tema tegelikkusest taustast, et see tulebki tema enda tohututest hirmudest ja siis see minu meel nagu ka rahuneb maha, sellepärast, et mida sa kardad seda inimest, kes tegelikult möörgab sellepärast, et tal on endal veel rohkem hirmu võib-olla sees. Et see on niisugune väga hea pluss olnud, eks ju.
Ja siis teine asi, sa ei saa võtta midagi sümptomina või mitte sümptomina, kui sa ei tea, mis on normaalne, mis ei ole. Nii. Ja homöopaatia õpingud seda aitasid väga hästi. Sest kui on mingi homöopaatiline aine, saab seda asja ära lahendada, tähendab seda, et ta on sümptom ehk siis tasakaalutus. Ehk sealt tuli ka kohe see, et korduvalt haiged lapsed on krooniliselt haiged, mida ma oleks ka muidu sinisilmselt arvanud, et nii ongi. Me lihtsalt oma valikutega ühiskonnas täna oleme tekitanud selle olukorra, et lapsed on pidevalt haiged, eks ju. Ja siis on see, et mul pea valutab, naabrinaine tuleb, ütleb mul ka ja siis me peame ka seda normaalsuseks. Ei ole, eks ole, tegelikkuses, miks see pea peaks valutama, et seal on ikkagist närvisüsteem kahjustada saanud. Homöopaatia õpingud ongi nii tohutu ägedad olnud sellepärast, et ta paneb nii paljusid asju elus paika, mis tähendab muidugi omakorda seda, et sa hakkad läbi nägema igasuguseid propaganda valesid. Ja see on nagu see teine koht. Aga samas see on mulle ainult kasulik ju. Sest et ma saan aru, kus ei ole ausad tehingud, kus sul üritatakse selgeks teha, et sa pead valima halva või veel halvema vahel. Sellepärast, et muidu juhtub sinuga katastroof. Mina tean, et see ei ole tõde, vaid see ongi, meid õpetatakse läbi hirmu juba koolis. Ja siis ühiskonnas, eks ole, tekitatakse neid olukordi ja siis mina tulen ja annan sulle päästetee, eks ole, aga need päästeteed ei ole sageli ausad tehingud. Vaid sind viiakse nii põhja ja kuna meil on kõik lippa-lappa, eks ole, siin jätkuvalt näiteks probleem on ju lasteaedades ja kooliasutustest laste terroriseerimisega. Kogu see õppetöö on meil üsna süke valulik kohati. Väga paljud inimesed juba panevad lapsi, eks ole, erakoolidesse, eralasteaedadesse, sellepärast, et see süsteem ei toimi hästi muidu. Ja siis on need hirmud on juba lapsepõlves, sa oled nii nagu ma ütlen enda kohta ka seda, et mu indikaatorid nagu lõhuti ära. Et kui normaalsel mitte kahjustada saanud inimesel on see indikaator kuskil seal keskel ja siis kui tekib mingi olukord, siis ta kas natuke liigub või on tõesti väga suur päris olukord, mitte kujutleta võib olla mingisugune, siis läheb sügavalt. Mul on juba niimoodi, eks ole. Ja siis kui tuleb midagi peale, siis läheb veel sügavamale ja ma olen väga palju paremas kohas kui 10 aastat tagasi. Et kui ma selle peale mõtlen, siis oli kogu aeg võib-olla niimoodi kergelt põhjas. Aga siis et tekitatud on juba siukene teatud hirmudele vastuvõtlikkus, siis tekitatakse läbi hirmude see olukord, et sul jääbki siuke tunne, et mul polegi muud pääseteed, ma pean selle halva asja vastu võtma ja teie peate ka kõik sellepärast, et ma ei tea, nii on lihtsalt. Nii on. Et ma ei uuri, lihtsalt mul on nii suured hirmud, ma olen nii isekas, et sina pead ka tegema, sest minu toode muidu ei tööta. Ja me lähme siukeste asjade küüsi. Aga mis on tore? Kui sa ühest valdkonnast saad aru sellest, kuidas tehakse, siis kui sa paned oma silmad teise valdkonda, siis sa näed ka kohe need valed läbi, sest et süsteem on tegelikult üks ja sama. Et siin pole midagi imestada, kui ma võtan sõna igasugustel erinevatel teemadel, sellepärast, et nii kui ma natukene istun, süvenen ja vaatan ja päriselt loen pealkirjast kaugemale asju. Ja otsin inimesi, kes on väga süvenenud, nagu mina olen, eks ole, võib-olla sellesse tervisemaailma, kui ma räägin metsateemadest, siis ma tean ka väga hästi neid inimesi, kes on väga süvenenud ja näevad läbi neid numbrimaagiaid, mis meil üritatakse teha. Ma tean, kus seda infot ja võttes, ma tunnen selle ära, et ma olen juba ennast välja treeninud selleks, mul on juba vundament nagu siuke hea all olemas. Ja ei, see ongi, süsteem on nagu iga pool sama, kui osata näha laiemalt seda perspektiivi ja võib-olla seda struktuuri või taga olevat, ma ei teagi, energia, kui keegi nimetada tahab seda. Ma tahtsin küsida selle kohta, et ma tahtsin küsida ühte kindlat asja homöopaatia kohta ka veel. Nii. Aga enne kui ma sinna jõuan, ma panen igaks juhuks telefoni laadima. Okay. Ja siis jätkame. Teeme nii. Mingi loll kiiks on tekkinud, et tegelikult
ei peaks laadima panema, sest 60% oli veel, et tegelikult peab 2 tundi täisakuga välja, aga mingi hirmavata taustal, et äkki seekord ei vea. Nii et kindluse mõttes tuleb seda teha, aga enne kui lähen selle homöopaatia küsimuse juurde veel, tahtsin teha ka teavituse meie kuulajatele, vaatajatele ja kui neil on siin tund aega kuulatud, eks ole, natuke rohkem, ja kui tekib see koht, et keegi tunneb ära, et okei, Merle räägib täpselt minu keelt. Väga tahaks nagu ennast rohkem harida homöopaatia osas või üleüldiselt leida informatsiooni inimese käest, kes võib-olla on teadlik, on kogenum, eks ole, kellel on mingi laiem maailmavaade, mulle meeldib tema lähenemine, siis sul on koduleht merlemartinson.podia.com, need lingid tulevad sulle siia kuskile ekraanile viskuvad või on siis kirjelduses. Ja Facebookis on siis Merle Martinson homeopathy, ehk siis inglise keeles ma panen selle ka sulle siia, et saaksid ilusti klikata vaadata. Aga sul on 2 tegelikult pakkumist ka. Üks neist on siis, mul on kirjas 15% allahindlus suve lõpuni ehk suvekampaania. See on nüüd siis täpsemalt millistele toodetele või teenustele? Kodulehel on mul pandud kokku sellised veidikene võib-olla lühikoolitused. Videoformaadina. Et näiteks, kes on just astunud välja apteegist ja tahab hakata pöörama ümber enda asju. Ja ma ütlen alati, teadmised on alati kulda väärt, sest et jah, sa võid ju oodata seal mitu nädalat, võib-olla saad vastuvõtule, võib-olla saad selle ühed ära ja see võib-olla lahendab sul mingi osa asju ära, aga kui sul on oma teadmised, siis see on hoopis teine lugu, eks ju. Aga ma olen sinna teinud sellised koolitused praegu näiteks beebid, 1. eluaasta, kõik põhilised asjad, mis seal on koolikute valud ja asjad, kõik, mis räägitakse, et umbes, et beebid ei magagi ja on koolikutes ja asjades. No see ei ole tõsi, sa saad lahendada, et ma olen pannud sinna selliseid leebeid loodusravi variante, mis on homöopaatiat, iga asja peale natuke, sest ma ütlen, kui ühega ei õnnestu, siis tuleb proovida teist ja 3. saad ikka ju pihta, eks ju. Ja seal on ka see, et kuidas hakata välja tulema sellest, et väikelapsed kogu aeg haiged on see, et laste aias käib laps peaks kogu aeg haige olema. Mina valisin oma teisele lapsele tohutu hea lastehoiu, Heldepuu lastehoideks. Ja minu laps oli algusest natukene oli tõesti tihedamalt nohudes, täpselt need esimesed nädalad, kus me mõlemad olime ebakindlad, sest et ma natuke olin oma viga korranud. Mu kallis poja, ma olen siuke natuke lillelaps, vaadake. Mina arvan, et maailmas on kõik inimesed head. Minu üks suurematest õppetundidest viimastel aastatel on olnud see, et mõned inimesed on, ma võin öelda sita peal. On, ja võid öelda. Ja et ma võtan seda lihtsalt vastu, et mõned inimesed ongi sita pead. Aga mina oma roosade prillidega alati arvasin, et kõik inimesed on tegelikkuses ja toredad ja head ja siis mu esiklaps sattus lastehoidu, kus õpetaja hoidis teda nutmas kuskil kinni üksinda ja ei kutsunud mind, kuigi ma olen nagu minu majast mingi 10 sammu enam oli see lasteaed. Ja siis sealt sai muidugi päris suure šoki kogu meie pere ja siis me pärast leidsime küll ka riikliku lastehoiu, kus oli hästi, nagu direktor oli, kui oli õpetaja, kes kahjustas lapsi, siis ta lasti lahti. Seal ei olnud küsimus. See, kus mu poiss esimene käis, see oli lihtsalt me teame, aga meil ei ole midagi võtta. Nende suhtumiste võtta. Kala mädaneb peast. Aga sellepärast tüdrukuga juhtus ikkagist ka see, et see oli suur grupp ja meil on aina rohkem ju neid vägivaldseid lapsi, eks ole, millest me räägime. Ja seal poisid ikkagist tümitasid teda niimoodi, et aga mingi hetk ütles, et ta ei lähe ja ta ikkagist hakkas kartma, mida ta ennem ei teinud, siuksi natukene agressiivsemaid lapsi, nii et Rahumeel on hästi kihvt laste mängutuba tasuta, kõik saavad seal käia. Seal oli ka siuksed paar last, kes olid siuksed, traagelised võib-olla kerge ütlema, aga oleme armsad, eks ju. Piiri peal? Piiri peal. Ja siis mul laps pani mööda mind niimoodi peaaegu mulle pähe roniseks, sest ma nägin seda hirmu. Aga vaatasin 5-aastaselt, kui sai, et ta tahtis ikkagist uuesti ka minna laste
lasteaeda, et ikkagist mängida kellegiga koos ja siis elu ju toob, sul on vaja midagi. Sellel hetkel ma olin juba selles kohas, kus mitte et elu ei juhtu minuga, vaid see on see, et küsija sul antakse ja siis mul tuli see lastehoid. Aga alguses me olime ikkagist mõlemad siuksed ju kartlikud. Ema mõjutab last väga palju oma emotsioonidega. Ja siis alguses oli küll natukene nohutamist, aga nii kui me mõlemad ära harjusime ja rõhk on sõnal mõlemad, seal on siuksed kuldaväärt inimesed, kes lastega tegelevad. Peale seda mitte mingisuguseid probleeme. Ja minu arust on see lastehoid, kus on ikkagist enamus ajast on lapsed kohal. Meil on ainult see asi, millest me pole läbi närinud. Nii kui meie lapsed hakkavad hambaid kasvatama, siis on see koht, kus muidu siin hiljuti oli. Tüdruk on praktiliselt talvel käib vahepeal, meil on maakodu ka, käib seal enam-vähem paljalt väljas, läheb teise majja või midagi. Mitte midagi ei juhtu. Ja siis äkki täiesti suvalises kohas hakkab mingi nohu tulema. Ühe korra on, teed ära, mis seal ikka. Ja siis vaatad, natsi pärast hakkab jälle teeme. Ja siis vaatad, kuule, kas on mõni hammas laksub. Jaa. Aga see ongi. On asjad, mis ma olen suutnud ära lahendada, on asju, mida ei ole. Mina olen natukene keerulisema loo, eks ole, valinud. Aga siit on nagu näide sellest, et ka see lasteaia laps ei pea lasteaias haige olema. Ja seal on ka hästi palju videomaterjali, kuidas sellest hakata välja tulema, sest jällegist mõnel on üks põhjus, mõnel on teine põhjus, et sa pead leidma selle oma loo. Mul on ka sageli siuks, et teen mingid väljakutseid asjad, et tule loo oma mingit lugu, eks ole, tule vaata, mis on see sinu nurk, mille sa pead üles leidma. Et ma treenin inimesi välja nagu selle koha pealt. Siis on muidugi ka siukene kursus, kus on beebide siis ravi, ehk siis kui on need nohud, köhad, kaokseviirused, kõhulahtisused, muud asjad. Roheline kaka ei ole okei. See näitab, et lapsel on midagi valesti, eks ole. Ja jälle, kõige rohkem ma ilmselt tahan välja treenida seda, et ei peetaks normaalsuseks kannatusi. Ja jällegist, et ma ei tea, mulle tundub, nagu oleks liigne fanatism olla ainult ühe asjaks, et ainult homopaatiast räägiks. Ta annab nii palju võimalusi, kuna ta on terviklik ravisüsteem, aga just, et minu jaoks on hästi oluline, et see kujutate, mida ma tegelikkuses tavalise kapsaga teha oskan kõike. Et mis on ka toidukapis, et see peab olema kasutusel. Ja seal on veel, minu üks kõige armastatum kursus muidugi on mina loon oma paarisuhet. Kuna, mu see ilus lapsepõlv oli üksikemaga koos ja eks ma unistasin ka, et kui tore oleks olnud, kui isa oleks ka meiega olnud ja nii edasi. Ja siis minu ema ja isa olid samamoodi teatud põhjustel väga katkised inimesed. Nagu me kõik oleme. Nagu me kõik oleme, eks ju, et ja siis minul oli elu suur nagu siuke unistus, oli siuke tohutu paarisuhe ja ilus paarisuhe. Ja aga mingi hetk on ikkagist minu arust see koht, kus siin elu hakkab päriselt painutama sellesse, et kõik sinu ümber on, eks ole, sinu peegel, kaasartus sinu paarisuhe. Ja meil oli ka see auk vaja läbi teha korralikult, et lahti raputada kõik see, mis meil on vaja lahti raputada, eks me oleme ju pusletükid, igas suhtes me oleme pusletükid ja see on see koht, kus inimesed, kes lähevad lukku, et mul on umbes vägivaldne mees või asi, aga miks seda valinud oled? Seal on mingi kindel põhjus olemas ja sa pead selle üles leidma, sest mis juhtub? Sa oled lahku. Aga mis järgmises suhtes juhtub? Saasugune veel hullem. Vahel võib juhtuda et õppetund veereb veel suuremaks. Ja siin ongi, vaata, ma rääkisin ka, et tõmbad energiaga ligi neid inimesi nagu on. Me meeldib mingi FBI või käitumisspetsialist ka teeb päris häid koolitusi YouTube'is, ma ei mäleta praegu nime, aga ta ütles siukest asja, et kui taskuvarastele näidati videofilmi, siis 90% ulatuses nad valisid ohvriteks ühed ja samad inimesed, ehk siis see on midagi, mida sa teed. See on midagi, mida sa teed, mida sa õhkad, mida sa oled. Ma ütlen, mis see hais on selle ümberringi. Ja see paarisuhte koolitus on, et ma programmeerin inimesi ümber, kuidas asju lahendada. Muidu on see ootus. Teine peab muutuma.
me peame minema paari suhte sellesse, sellepärast, et see inimene ütleks, et tema käitub valesti, ta hakkab teisiti valetada. Aga mina tingin selle, et miks see siuke asi minu nina ees on. Ja mingi hetk, kui me sellest mõlemad läbi ammustasime, siis meil ei ole mõtet üksteisega üldse riielda millegi peale. Meil ei ole nagu sellised tulised, meil vahetame natuke urr võib-olla. Seda on ka üliharva. Vaid, et kui mingi asi ülesse tuleb, siis ma juba hakkan vaatama, kohe seirama, oota, mis peegel ta praegu on, millele ta tegelikkuses seda näppu peale näitab ja nii edasi. Ja see on jah, mu siukene üks armastatumaid koolitusi seal kodulehel, sest et minu arust igaüks väärib siukest väga ägedat paarisuhet. Absoluutselt. Ja see on ka nii oluline terviseosa, mida jälle arvestate. Kui su kodu ei ole sinu turvatsoon, kus sa saad täiesti vabalt ja õnnelik olla, siis sul on kogu aeg stressihormoonid. Kui sul on kogu aeg stressihormoonid, siis see mürgitab sind ja see tähendab seda, et sa jääd tahes-tahtmata krooniliseks haigeks. Et siin me ei räägi enam sellest, et sul tekivad võib-olla tihenenud nohud ja köhad. See on alati algus, mida me ignoreerime. Vaid, et seal tekivad nagu suuremad asjad tegelikkuses, et tasub tulla ja mõelda, et ma olen see, detailid on tegelikult olulised. Sinu enda elu väga detailid. Ja seda ma koolitan sind nagu nägema. Aga mis see kupong on või sooduskood on meil? Kuna me ei olegi seda kokku. Me ei leppinud kokku seda. Me ei leppinud kokku. Aga me ju paneme selle sinna alla. Paneme selle kirjeldusse, jah, et me mõtleme natukene, et siis praegu välja ei hõika, aga loe kirjeldusest, et seal on välja toodud kood, mis annab sulle 15% soodustust nendelt. Aga sul on tulemas sügisel ka uus põhikursus. Miks ja kellele see on? See on minu beebi. See on see koht, kus on siis täie rauaga. Ja see ongi siuke sügisest kevadeni olev hästi põhjalik loodusravi homöopaatia kursus, kus ma siis olen võtnud esimene poolaasta on siuksed asjad nagu nohud, köhad, kõrvaviirused, kõhuviirused, uned ja sellised asjad. Räägin lahti selle, et mis on need metameditsiinilised ehk siis mõtlemisest tulevad põhjused. Ja mis on loodusravivõtted, mis on köögikapist võimalik võtta, mis on võimalik toitu igalt poolt, eks ole. Ja pluss iga loengu lõpus on homöopaatia osa, kus ma siis vaikselt hakkangi õpetama eraldi neid aineid, seda süsteemi, kuidas kasutada, et kui sa juunikuus lõpetad, et siis sul on siuke kodukasutaja tasandil ka homöopaatia selge. See on siuke nagu loodusravil põhinev, aga sinna peale ehitub homöopaatia võtted ja nii-öelda see maailm. Mõlemad toetavad nagu kuidagi, sest see ja mis on kihvt, vaata, see on see, et sa teed koolituse ja sul on oma mõte mingi taga ja mingi hetk hakkasid, eestlane väga nagu ei anna võib-olla nii positiivset tagasisidet, ma ei tea, sellega on, et või on üldse eriti. Jah, et andke ikka toetage, see tegelikkuses paneb ikka silma särama küll ja teeb nagu rohkem seda indu sisse, et tahad veel rohkem anda, eks ole. Ja muidugi see on kinni ka selles, et kas ma ise luban ennast näha. Jah. Et me ei saa öelda, et ainult sealt ei tule, aga eestlased võiks võib-olla natukene julgemad olla ka lihtsalt, et anda tagasisidet, aga need, mis on tulnud, ongi see, et ma saan aru, et see, mis mina olen tahtnud anda, on ka tulnud sinna kohale, et väga paljud läbivad seda selliselt, et vaatan, et nagu teraapiat, ehk siis eneseteraapiat, nad näevad ära neid nurki, hakkavad oma lugusid nägema, oskavad juba valida vahendeid ja asju ja väga paljud on enda siis tervenemisse selle pööranud, mitte ainult lihtsalt, et kuidas nagu kuivalt mingisuguseid vahendeid valida. Sest see tervis on ka see, et sa lahendad elus ära need asjad, mis sind selle katastroofini viinud on. Ja need silmad ongi vaja avada. Ja siis ma alati ütlen ka inimestele, kes kursusele on tulnud, et ise te andsite loa, ehk siis ma hakkan nüüd neurolingvistilist programmeerimist tegema, eks ole, ühe ja teise ja nurga alt sul avama tüki viisi selle, et sa jõuaksid lõpuks selleni, et sa võtab päriselt ka vastu. Et kui inimene nagu kohe hüppaks 0-100 sekundiga, siis ta ei suuda seda võtta vastu. See läks üle võlli, jah? Jaa. Aga mis on nüüd veel teine siuke huvitav asi? Hästi palju on see, et kuule, aga ütle, kui sul see teine poolaasta hakkab need vägevamad vähid ja need asjad, et siis ma tulen kuulama. Aga mida näitas meile COVID-i aeg? Inimesed ei oska tavaasjadega
just see koht, kus sa peaksid juba ennetama, et sul väga hulluks ei lähe, mitte midagi ei osata teha. Mulle tulid, kuna ma varastasin mehe ära Saaremaalt, mul on väga vägev Saare mees, siis ma olen natuke Saaremaga seotud ja esimesed COVID juhtumid sealt, kes said aru, et nad ei taha haiglasse minna, et seal ei pruugi asi hästi lõppeda, eks ole, kuigi Kuressaare haigla, ma kiidun neid alati kuuni ja tagasi, nad teevad sellist ägedat teavitustööd ja nad said ka 100-aastase memme ära ravitud, veidike keelatud asjadega, aga tegi terveks, memm läks ilusti koju. Aga eks neid üritati ka kangutada selle pärast. Aga tulid siis inimesed, kes olid siis täiesti siuke tableti usku siis. Ja mis oli põhiteema? Tõmmatakse palaviku alendajad sisse, aga mis sa edasi inimene teed? Palavik on milleks meil kehas, sa tead? Või ma ei hakka sind praegu kiusama. Issand, oota, issand jumal, ma alles hiljuti sain seda teada, miks see palavik tuleb. Ma ei kiusa sind, sellepärast, et see panna sind niimoodi pumm hakka vastama, eks ole, et minul on see peas, eks. Ta ju ravib keha. Ta ju ravib haigust, et keha esiteks tõmbab palavikku nii kõrgele, kui haiguse seljatamiseks on vaja, teiseks, mis on su enda keha võimekus. Siin on jälle väga palju tahetakse teha mingisugust süsteemi, et ala 38.5 siis pead maha võtma, enamus inimesi ei pea. Või siis on loodusravi pool on see, et 38.5 pead hoidma, ka väga paljud inimesed ei suuda. Sa pead jälle väga teadma detailselt seda infot. Et kui sa kodulehel mitte ühtegi teist loengut ei kuula palun minu palaviku loeng läbi, sest et see näitab sinu immuunsüsteemi kvaliteeti. Väga paljud on uhked, mul ei ole kõrget palavikku. See on väga kehv immuunsüsteem, kes ei suuda ise ennast ravida, eks ole. Et mine kuula see vähemalt läbi. Aga ja nad tulidki, need COVID juhtumid, need olid nii närus seisus, et mul enda siuke tunne, et kuule, et see võib-olla on ikka targem see kiirabi. Kuigi mina ei saa võtta nagu seda vastutust ei üht ega teistpidi. Inimene peab ise aru saama, et teema vastutab need otsuste eest. Aga oldi kangekaelselt, proovime. Õnneks Kuressaares on ka see, et kiirabi on tõesti 2 minuti kaugusel. Ja erinevad loodusravi, meil on ka mõned homopaatilised heelid, muideks apteegis, gripheel näiteks. See on madalad potentsid ja ainete segud nagu natuke rohkem, mitu ainet on sees, et mis on nagu põhilised gripiaineid seal võib olla. Ja homopaatiaga on see, et kui sa ei saa täpselt pihta, aga on ligi lähedasel, siis ta ka aitab sind natukene siiski. Ta küll ei lahenda ära, aga aitab siiski. Ja siis igasuguseid toredaid loodusravivõtteid, mitte ükski neist ei kutsunud kiirabi ja kõik olid jumalaste paremas seisus, ei tekkinud mingit long COVID-it ega mitte midagi. Ja nii mõnigi neist tuli ka kursusele. Et ta sai aru, et see oskamatus on kõige suurem nuhtlus peale. Ja me oleme mugavad, inimene on mugav, eks ole, mis me üldse juhtunud või sattunud sinna oleme, ongi selle pärast, et ega meil tablettidega ju mugavust müüaksegi. See eksperiment on nüüd läbi kukkunud, et saame aru sellest, laseme lahti. Aga minu kursuselt sa ei leia mitte kunagi meditsiinivastasust. Tegelikult mitte. Ma räägin murekohtadest, ma räägin sellest, kus me oleme puusse pannud kollektiivselt. Aga ma pigem just toon seda tasakaalu, see 9 korda mõõdad, 1 kord lõikad, mis on need olukorrad, miks me satume sinna enamuse ajast, on sellepärast, et me ei oska mitte midagi eelnevalt teha. Aga samas, kui sa oled eelnevalt nagu korralikult õppinud tegema loodusravi ja siis on see kuskil 10-20% juhtudest uuringute järgi seal, mis ma erinevaid olen seal vaadanud, eks ole. Mina ütleks pidem 20, sellepärast, et mis on uuringutes tegelevad loodusravi spetsialistid, eks ole, aga me räägime kodukasutajast, me ei ole keegi täiuslik, eks ju, et minu unistus on 80% vähem tablette elus. Aga et siis ongi see, aga see 20%, kui sul on seda meditsiinisüsteemi vaja, siis ta särabki sealt, see ongi tema täielik koht ja see on see, kui ta on loodud. Ükski asi pole loodud siia maailma lihtsalt niisamast, tal on oma põhjus olnud ja me ei tohi seda eitada. Ja see on ka see koht, kus rõõmuga vastu võtta ja ma olen alati hästi hoitud olnud. Et eks kui on vaja olnud, siis võib-olla mõni lastehaiglas siin oli üks siuke väga nõukaaegse suhtumisega naisterahvas võttis vastu, kui meil oli seal vaja, et ma vaatasin,
et kui meil dokumenti pole kaasas, et kas me siis nagu abi ei saagi või midagi, aga õnneks me sellest inimesest saime kiiresti mööda ja kõik ülejäänud olid väga, väga suurepärased ja toredad, et ma olen alati hästi hoitud olnud. Aga see ongi see, et kui ma ei saa, tekib nagu ebaterve lojaalsus, mulle tundub. Et kui ma oleksin sükse ebaterve mõtlemisega homopaatia suhtes, siis ma kuulutaksin siin praegu ainult homopaatiaga kõike ja muud ei tohiks kasutada. See on väga ebaterve elu. Kui sa, nii lihtne on öelda, et mingi poeketid, kui sulle inimene ütleb, et sa tohid ainult selles poeketis käia mis iganes. Ei, ma vaatan, et täna on, seal on head pakkumised, seal on head pakkumised, ma lähen sinna. Mul on vabadus valida ja ma teen endale parima valiku seal. Tegelikult see on kõige muuga ka, aga siit tuleb jälle see koht, inimene peab natukene nüüd süvenema, see ei ole raketiteadus tegelikult, päriselt ka. Aga inimene peab natukene süvenema, aru saama, miks mingi asi täpselt on, siis ma ütlen, et ma loodan, et ma suudan oma selle kursusega panna sükse hea vundamendi, et ka 50 aastat hiljem, kui mingid teised tooted tulevad turule, siis see inimene oskab täpselt vaadata, mis toode tema jaoks on vajalik või mitte. Sest siit tekibki see, et kui inimene ei tea, ta läheb lihtsalt sükse, ütleme, reklaamikampaaniaga kõmm kaasa, eks ole, kõigile ja ostan ja siis vaatab, mul ei olegi tulemusi. Aga sul ei olnud seda vaja. Sulle annab ennetada päris palju selliseid asju, kui sa saad sellest vundamendist aru, mida sul päriselt vaja on. Et see kursus on ja minu sükene beebi, et see on siis kord nädalas, ka video teel nädal. Ma lihtsalt olen teinud see, et esmaspäeval annan siis esmaspäeva jooksul uue teema siis välja. Ja siis ise valid aega kohta 2 nädala jooksul, saad sa selle ära kuulata ja niimoodi on iga loenguga, muidugi jõuluvaheaeg on ka vahepeal, puhkama peab ka, eks ole. Mina ise olen muidugi täiesti ulmeline õppija, ma olen ikka tavaliselt see, et kui ma lähen sellesse lainesse, siis ma ikka õgin. Aga teised ei pea olema ja siis ongi see, et kui mina loen 1000 raamatut ja kui ma leian sealt selle, mis on see, mis sulle väga palju kasu võib tuua, siis mina teen sulle selle kõik süsteemi, eks ole, selle põhjal. Et see on aja kokkuhoid, raha kokkuhoid, saad enda terapeudiks väga suurtes osas hakata. Ja teine asi, mulle tuleb ka vahepeal päris palju neid, et mul on lapsel nohu ja mis ma teen ja mis ma annan, sorry, aga aeg on minu üks kõige väärtuslikumaid asju. Aeg on asi, mis mitte kunagi ei taastu. See on taastamatu vara. Ja minu kõige olulisem asi on minu perekond. Minu armastussuhe, minu lapsed ja sealt ei saa lõputult ammustada. Ma arvan, et ma tean, et teil on üsna sarnased prioriteedid. Et siit on ka see oluline ja millal juhtuvad kõik meie kõige nõmedamad asjad ikka mingi kuskil nädalavahetustel, kõige ebasobivamatel hetkedel, aga tead tõesti, mind ei ole olemas sellel hetkel. Aga kui sul on teadmised, siis sul ei olegi vaja, et mina oleksin sul ja selle asja me peame nüüd ära õppima ja selle au sisse tõstma, et mul on endal teadmised, ma olen jumalast võimas naine. Iga kord ka, kui naised seal vaatad, nädalavahetus on möödas, küsid siis esmaspäeval, et ma siin võib-olla nikerdan kuhugi mingi aja natukene, et kui väga tõesti hull on. Siis ütles, ei, sain hakkama. Ma ütlesin, kas sa endale pai tegid? Ei, mis ma siin ikka mõtlesin, kas sa endale pai tegid, kallis inimene, kas sa märkad, kui võimsad sa tegelikkuses praegu läbi navigeerisid sellest. Pluss, millal töötavad asjad hästi ja millal nad ei tööta nii hästi. Oleneb ju sellest, mida sa iga päev teed. Ehk siis, kui inimene elab perekonnas, kus enam-vähem kakeldakse, kraakeldakse, laps jääb haigeks, siis teate, imevahendeid ei ole olemas. Päriselt. Tegelikkuses me ootame, et see asi kaoks lihtsalt nii ära, et ma ei peaks selle oma raske asjaga ära tegelema. Aga ka homopaatiaga, ega kui lapsega tullakse minu juurde, ma hakkan ju kohe seirama kogu seda. Ja tervikumat vaatad. Ja
et ennem kui keegi tahab mu vastuvõtule tulla, siis ka kodulehel on seal, kus see hinnakiri on üks lühikene video tehtud, et kuulata, et mida ma pihta hakkan, et oleks üldse ühel lainel, sest ma hakkan nuhkima igasugustes nurgatagustes ja kui sa pole valmis neid avama, siis ei ole. Ja, ma ei ole sinu inimene, ma ajan su kohe närvi. Kohe. Ja see ei ole aus ei sinu ega minu suhtes. Et siin on olnud näiteks juhtumeid, kus meenurees lapsed pissivad alla, otsid tera, võtad täiesti juba peast all, sest et mul on mu kliendi heaolu alati ülioluline. Täpselt samamoodi nagu mu pere on ka klient, kelle ma võtan, mul on nii oluline. Ja eks see sööb hinge, kui sa ei saa aidata ja ma ilmselgelt kõiki 100% ei saa. Ma kunagi ei luba. Ja ma kunagi ei luba ka seda. Ma üritan olla hästi aus. Ma lihtsalt ainuke asi, mida ma saan lubada, on see, et ma teen oma parima sellel hetkel, mis on minu oskuste piires, eks ju. Ja mul on hästi tore, et mul on kliendid pärast kirjutanud, kuna nad ilmselt teavad, kuidas ma ise tegelikkuses hinges olen nendega. Üks juhtum oli, kus kasvatajad süstemaatiliselt kiusasid tema last ja oligi, et tegelikkuses oli õige tera, mis ma talle määrasin, lihtsalt ta läks jälle lasteaeda, see tühistab kohe, emotsionaalne stress tühistab ära. Ja see ongi ebanormaalne olukord, kus laps peab olema sellises, kui sa oleksid sellises töökohas, kus sul kogu aeg boss ainult vingub ja tümitab sind. Ja. Ei no sa ei suudakski seal performida mitte kuidagi. No just, eks ole. Okei, see on halb näide sellepärast, et eestlane sageli neelab alla, kannatab ära, aga minu elukvaliteedi juurde see ei käi. Et, aga täiskasvanul on vaba valik, aga lapsel pole üldse vaba valikut, sest ta viiakse sinna. Juhul, kui vanemad ei anna talle seda valikut, enne. Jaa. Aga üldiselt ei anta. Seal oli ka see, et tegemist oli eralasteaega, siis arvati, eeldati, et on parem, aga alati kuulama sisetunnet, et alati kuula. Ja nii kui ta lapse võttis sealt ära, alla pissimine lõppes, eks ole. Siis on olnud siin üksi olukordi, kus on päris kehvad paarisuhted ja pole, ei ole, mõni paarisuhe võib-olla ei saa täitsa muinasjutuliseks, nagu ma oma kursusel räägin, ka see. Ja kusjuures kursusel ka ma alustan sellest, et ära tee otsus, kas lahku või kokku, eks ole. Ja kursuse ka lõpptulemus ei ole fikseeritud lihtsalt. Kui see on kokku, siis see saab olema ilus ja kui see on lahku, siis see saab olema kergusega, eks ju. Et mõned juhtumid, kus on ka laste alla pissimised, ongi see, et lõpeb ära siis, kui vanemad on lahku läinud, eks ole. Et see taust on seal nii oluline, et sa ei saa sellest üle ega ümber. Ükstapuha, kui imelised vahendid sul on, sa ei saa seda prügi, mida üritatakse vaiba alla tõmmata, sa ei saa seda ära võtta sealt. Mitte ühegi vahendiga. Sa pead selle toa puhtaks tegema, selle vaiba sealt üles püükima. Lõpuni saab peita, jah. Ja elukvaliteet, mis toimub meil siin? Miks inimesed on nõus nii kehvas kvaliteedis elama? Ma täna mõtlesin, et ma olen TikTokis ka vahepeal, panen ikkagist mingid videosid üles ja ma jalutasin, siis mul tuli see mõte seal üles, et kogu aeg me nagu räägime, et eestlane on nii vägev, küll ta kannatab. Esiteks, miks me peame kannatusi nagu milleks väga õilsaks ja toredaks? Tunnustama seda. Ja, mis tähendab seda, et siis sa võtad veel rohkem kannatusi endale, eks ole, õla peale, mille jaoks, miks, kes õpetas, et see on hea asi, ilmselgelt ei ole. Ja siis teine asi, millest ma aru sain, on see, et eestlane tegelikkuses ei ole julge. Ta ju kannatab, sest ta ei julge panna piire. Ta ei julge välja astuda. Ja see on hästi suur taak, jälle vaatame põlvkondade viisi, kuidas on tekkinud ellujäämisstrateegiad. Me oleme väga head ellujääjad, selles ma üldse ei kahtle. Ma mõtlen, ma oleksin Koopa inimesena ikka tohutu hea ellujääja. Et seda ma oskan küll naljaga vaadata, kuidas mu asjad endal vaata kuidagi toimivad või ei toimi, eks ole. Aga nali naljaks, aga tegelikkuses ka, et kuulge inimesed, tõstame oma elu kvaliteeti, päriselt. Sul on ju see, millega sa oled nõus leppima.
jah, sa ei saa nagu 0-100 jälle sealt nagu 2 sekundiga, aga kui sa hakkad vaikselt seda latti iga kuu kas või tõstma millimeetri võrra, siis issand, kuhu sa jõuad juba aastaga ju. Päris palju ju. Aga jäetakse tegemata, sellepärast, et see vajab äkki pingutust. See vajab äkki mingisugust asja. Ma ütlen ka inimestele näiteks et muidugi ei ole ju alati raha vastuvõtule tulla, arusaadav. Aga ma saan võib-olla sulle soovitada kas või mingi raamatu, mine raamatukokku, ei pea maksma raamatu eest, issand jumal, ma armastan Kohila raamatukogu, see on mu kõige suurim kirg üldse. Ja see on, aga mul ei ole aega. Aga kas sul on aega nagu neid kannatusi tunda hommikust õhtuni või? Päriselt. Mina olen näiteks võtnud selle, et hommikuti ma ärkan ülesse, ma teen silmad lahti, esimese asjana ma niimoodi koban, kus mu raamat on, võtan raamatu ja ma loen kas või 20 minutit. Ja see ei ole siuke asi, mis on nagu maybe, võib-olla ma võtan vahepeal mingisuguse nädalakese puhkust, aga üldjuhul see on lihtsalt minu elu osa, nagu sa lähed hommikul hambaid pesema. Kui ma raamatut tunnen, et ma raamatut ei jaaks ka lugeda, siis on arvuti võtan teiselt poolt, panen mingisuguse koolituse endale peale, kas või 20 minutit. Kui sa võtad näiteks minu selle iganädalase loengu, see on tavaliselt 1,5 kuni 2 tundi, vahel ma olen jutukas, nagu te aru saate, vahel läheb natuke pikemalt, sest mul on jälle need detailid hästi olulised sulle edasi andeks. Kui sa teed selle nädala peale tükkideks, siis sul 5 päevaga on see igal juhul kuulatud. Ja sa saad nii palju jälle paremasse kohta iga selle 20 minutiga. Ja meil on 24 tundi ööpäevas siiski. 20 minutit on ju väga lühikene aeg panna sellesse, et sa oled aasta pärast hoopis teistsuguse kohas. Me ei ole tulnud siia kuskil kannatustes elama, me oleme tulnud siia, et need kannatused ära lahendada ja hästi elada. Ja see on see koht, mida tahaks nagu karjuda, tahaks suure bännerid oleks. Mul on ükskõik, mida sa selleks kasutada, aga hakka liikuma lihtsalt. Aga see vajab vastutust, sa pead tahtma päriselt. Ja see vastutuse võtmine on asi, mida meil ei õpetata. Meile õpetatakse koolis ka ju ja lapsevanemlikud võtted, kuidas me lapsi kasvatama on ka ju see piitsa ja präänika variant. See ju tegelikkuses on see, et väldime piitsa, püüame präänikut ja kõik, mis vahepeale jääb, siis ma ei pea vastutama, sest keegi pole mulle öelnud. Aga näiteks rahumeelse vanemluse võtted, mis on Gordoni raamat Tark lapsevanem, väga hea paketti annab. Ja seal ta näitab ka ära selle, et kui sa oskad last juhtida, siis ta võtab vastutusega siis, kui sina ei ole kõrval. Mis tähendab seda, et täiskasvanuna ta on ka juba oskab võtta vastutust. Et see vastutuse võtmine, see on kõige suurem asi, kõige suurem takistus, sest palju lihtsam on, sina oled süüdi, sina tegid. Aga mis minu sees on, et siuke asi juhtus? Millega ma tingisin selle oma ellu? Inimesed on lihtsalt sõnumitoojad sinna ümber. Olukorrad on sõnumitoojad. Ja nii mõnigi asi, mis mina hakkasin näiteks oma suhtes kordama rõõmsalt. Mul on üliäge mees, suurepärane hoidja. Ja mingi hetk ma avastasin, ma eks nagu üksik ema. Vaatasin, mis asja nagu, kuidas see juhtuda sai. Aga mees suure armastusega ei sekkunud sellepärast, et mina ju ise nõudsin sisuliselt seda süsteemi. Aga kus sa võtad vastutuse, et mina ise lõin selle, või on lihtsalt mees on mölakas. Mees ei anna armastust. Nartsitsist, eks ole. Et see on hästi tüüpiline. Oota, aga millega mina selle tekitasin? Sest mul on esimene asi, kohe kui midagi elus juhtub, ja kui sa ikkagist oma tagumikus nende tulla paned, siis ikka juhtub. Ja siis ta mõtled nagu tükk aega kõigepealt, oot, et millega ma selle nüüd enda ellu valisin. Ja see on mu esimene küsimus. Alati. Üks ta puha, mis olukord on. Ja siiamaani töötab suurepäraselt, sest et muidu on see, kasutad oma neid ellujäämisvõtteid, peidad ennast kuhugi niimoodi ära. Seda ma teen ka vahel, sest ma olen ka inimene, eks ju. Ja siis see pärast tuleb jälle, eks ole, ja jälle. Aga kui sa vaatad sellele otsa, sellele oma mädaplekile, siis sa lahendad selle ära, siis ta ei tule seda sama jutuajamist või kui vanasti oli ikkagi seda ka suhtes, et hakkas mingi ketrama mingisuguseid samu teemasid jälle nagu umbes tuletad jälle meelde.
need asjad ka, kordused kadusid ära, et alati on midagi uut ja huvitavat kui tuleb midagi ette, siis et noh, vaata otsa, tegelikult see palju hullemini ammustab see shita hunniks sealt tagumikus sind siis, kui sa seda ära ei lahenda, sest see haiseb ju, sa ei saa, noh, vaip ei kata seda haisu ära. Nii on. Et see on lihtsam tee. Ja teine asi, ühelt poolt ma räägin sellest, et ei tohi nurki lihvida ja et sa pead süvenema detailidesse. Teiselt poolt mulle ei meeldi, kui asjad väga keeruliseks aetakse. Ehk siis oma kursustel ka ma teen asju lihtsaks nii, et maali metsast saaks ka aru. Sest mulle tundub, et meil on läinud ka selle nagu siukse faktipõhilise akadeemilise nagu teadmiste kummardamise käigus kuidagi nagu mõte või see lihtsus kaduma. Ja keerulised sõnad ei tee tegelikult inimest intelligentsemaks, minu jaoks vähemalt mitte. Ta teeb minu jaoks arusaamatumaks. Ja kui ma loen näiteks teadustöid ja kui mina oskan selle asja panna pärast nagu lihtsasse eesti keelde, siis mul tekib küsimus, et miks ta kohe või seal olla selliselt, et oleks info nagu kõigile väga rahulikult kättesaadav. Aga kõik ei pea olema selliste asjade koha pealt fanaatikud. See on nüüd midagi, mida minu sisse on pandud. Mina viitsingi neid täiesti kuivi mingisuguseid teadustöid istuda, lugeda, analüüsida ja teha. Ja mina lihtsalt võtan sealt, mis on nagu olulisem ja annan edasi. Ja nii me üksteist ühiskonnas aitame tegelikkuses. Sest et keegi teine on mingisuguse teise minule väga vajaliku asja peale fanaatik. Just, alati on nii. Ma tunnen ta alati ära, mulle nagu selles mõttes meeldib, aga ta peab eluterve fanaatik olema, eks ole, mitte see, et ainult mina. Ja siis on see koht, kus tema hoiab minu aega kokku. Sest ma ei saa kõiki asju kogu aeg teada. Et sa pead ära tundma need siuksed eluterved fanaatikud, kelle infole sa saad toetuda. Just, nii et see on alati hea koht, kus nagu mõeldagi, kui see ei viitsi süveneda võib-olla homoempaatiasse või mis iganes teemasse, see on siis teinekord tasub pöörduda inimeste poole, kes oskavad asju lihtsustada võib-olla või anda mingid neid killukesi, mida sul just parasjagu vaja on. Ütle mulle, kell on, sul on telefon seal juures. Ma saan arvestada seda, et 20.06. Meil on siis aega umbes 10 minutit. No nii. Mõtlen siis selle peale, et mis on võib-olla see lõppu nagu võtta, mitte kokku, aga nagu lõppu lisada, et laual on tegelikult korra mõtlesin küsida sümptomeid ja selle mahasurumist ja tegelikult tervise protsessi vahet ja võib-olla kuidas neid aru saada, aga sa tegelikult nendega peatusid. Ja siis mul jäi silma veel selline asi, et millal homoepaatia nagu päriselt ei aita. Mis on selle nagu piirid, kui sa oskad ei suudad rangelt öelda või ütleme, loodusravi võib ka tuua kõrvale, eks ole. Et kus on nagu see piir, et jah, kui jalg on otsast ära, ripub naha tüki küljes, siis ilmselgelt neid asjad enam ei aita tõenäoliselt. Et aloe vera kinni panedada. Just. Lähed kiirabisse, lased kokku õmmelda ja võtad homopaatiat seal juures juurde. Vähendad šokki, tüsistuste võimalust ja kiirendad poole võrra vähemalt oma tervenemist. Ja mis on veel hästi, aga mul on hästi tore lugu Kuressaare, lastega traumad juhtuvad, eks ole. Ja poisil oli kõrvatrauma, verd tuleb peast väga palju ja üks aine on, traumaaine on arnika, võtab valu vähemaks, võtab selle verejooksu kinni ja siis on šokiaine, akoniitium. Mina olen siukene väga kanaema, ehk siis minul katus lendas, kui sa näed oma lapst mingid verd purskamas kuskil. Ja siis mul hästi toredad sõbrannad. Sellel ajal, kui mina panin arnikat lapsele suhu, siis sõbranna pani juba akoniitumit mulle, siis oli laps sülle ja kiirabisse. Ja siis oli see, et ma hästi hoidsin selle last, seletasin, mida arst teeb, et arst saaks rahulikult kõnni õmmelda asju. See arst tuli pärast, hoidis mul käes kinni ja ütles, issand jumal, ma pole kunagi sellist asja näinud, et selline ema. Ja ta kiitis mind üle, et ma niimoodi navigeerisin nii rahulikult, kuidas temal oli nii lihtne seda tööd teha, eks ole. Ma tahtsin talle muidugi öelda, oleksid sa näinud mind 15 minutit tagasi enne seda, kui ma terasin. Siis sa poleks lastanud mind ruumi. Just.
aga see ongi nagu see koht, et aga kas ma peangi täitsa kõigega üksinda hakkama saama või mul võivad olla abivahendid. Aga ma tuleks selle kinnimätsimise juurde ka, sest et väga sageli hoitakse mingisuguste asjadega süsteeme kogu aeg kontrolli all. Näiteks, et ma ei tea, pean kogu aeg midagi tegema, siis on nagu kontrolli, aga nii kui lõpetan ära, siis on kohe sümptom täiega tagasi. Et see on väga vajalik tasand, sellepärast, et kui sul on asjad hullud, siis sul peavadki olema ka oskused nagu kontrolli all hoida. Aga sealt edasi peaks ka nüüd minema, kus ma väga palju näen, et loodusravis jäetakse nagu pidama, et nüüd ongi nagu korras. Ei ole korras, kui tagasi tuleb homopaatia asjadega ja mina õpetan ikkagi loodusravis ka seda teed minema, et sul lõpuks on niimoodi, et sa ei vaja karke. Kargud on toredad, aga kui sa jalaluumurrad, sa ei hakka elu lõpuni karkudega loodetavasti käima, et see ei ole su eesmärk. Sama peab olema ka eesmärk ükstapuha, mille ravimisega tegeled. Ja kui sulle ütleb arst, et see haigus on ravimatu, siis neid asju, mis päriselt ka ravimatu on üsna vähe. Siis ta ütleb sulle, et tema vahenditega on see ravimatu. Et see on ka üks asi, mis, kui me hakkame nüüd seda eristama sealt, siis sa tead väga hästi, kuhu nagu edasi pöörduda, sealt see abi ei saa selle jaoks. Et sa võib-olla pead ajutiselt need tabletid vastu võtma, et kontrolli all hoida, sest aga enamus ajast ei ole ka see vajalik tegelikkuses. Need on ikka ekstreemjuhtumid. Et tunne ka see ära, et arst on ka õpetatud asju sisse rääkima ka hirmuga. Sinul ei tohi hirme olla. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib, esiteks, kui ma ise kõik selle ära õppisin ja siis, kui ma nüüd teistele õpetan, siis jääb nagu eluterve hirm. Kui sul on päriselt, sa saad aru, nii, sul on kohutav olukord, sul on kiirabi vaja kutsuda. Mitte niimoodi, et teoreetiliselt võib olla 3 aasta pärast tekib võib midagi, eks ole, et see nagu ülepaisutatud hirm. Ma ei lähe nende asjadega kaasa enam ja ma loodan, et minu õpilased ka ei lähe, et kindlasti on ka üks asi, mida on hästi palju tagasi öeldud, et ongi, et need üle mõistuse loodud hirmud on palju rahulikumaks toodud, sest et kui ei ole informatsiooni, on emotsioonid ja emotsioonid ei ole maailma kõige paremad nõuandjad ja emotsioonid on need asjad, millega väga sinuga mängitakse. Et sellepärast ongi siuke hästi tasakaalukas eluterve mõtlemine hästi oluline ja ka see, kui sul vahel ei ole seda oskus endale ka andeks anda, sest et ära otsi planeedil maa mitte kelleski täiuslikkust, mitte kunagi. No võt siis, siuksed mõtted. Ma teen siia veel kord meelduletuse ka, et see lehekülg, kus siis saab Merle kursuse videosid piiluda, on merlemartinson.com, mitte .com, vaid .podi ja .com. Facebooki grupp või see on leht või? Leht. Ja, see on leht, jah. On Merle Martinson Homopathi, need mõlemad lingid panen sulle siia saate kirjeldus. Ja ma loodan, et mind kunagi sealt välja ei visata. See on mu üks suurtest hirmudest. Siis teed uue, nagu mina tegin. Teed uue. Ma elasin väga kaasa sulle, kui see asi juhtus. Just, ja ka näed, ei saanud kontot tagasi, tegid uue ja lähed edasi, eks ole, aga fännilehti alles, seda ei kustutada. Aga seal peaks, minu soovitus on, et kui sul on business leht, teil kellegi veel on business leht ja Meta täna siin blokeerib järjest inimesi, Kontamo esindajale võeti ka isiklik konto praegu maha nädala tagasi, et tal ei ole enam kontot. Nii et tal ka ei ole Facebook enam. Ehk siis minu soovitus on Facebooki business lehtele pange mitu admini. Et kui üks konto läheb, siis see leht jääb alles. Kui sa üksinda selles lehes, siis võetakse võib-olla ka business page maha. Et minul oli elukaaslane õnneks sõber ja mul oli leht alles, uue kontoga tulin ligi, sain uuesti admini õigus, nüüd ma olen tagasi. Et aga lihtsalt on nalja asjad, aga ühesõnaga see lehekülg Merle Martinson Homeopathi ja kupong siis soodustuse saamiseks leiad siis ka kirjeldusest ja tutvu nendega, võtta osa ja kas mul ei olegi midagi väga muud sulle siin soovitada. Loodan, et oli nagu hariv saade, pani siin mõtlema, avardas mõttemaailma, lõi võib-olla sellise täiendatud versiooni homopaatiast. Ja mul on ka mõned tasuta loengud ja ka see, et mis on homopaatia, niimoodi tõesti detailsemalt on ka tasuta alati. Ja teine minu kirg on rinnapiim. Eluterve rinnapiimasuhe, see on ka alati tasuta ja jumala eest jagage, et vaadake, jagage. Teadlikkuse tõus on nagu hästi-hästi oluline.
ja Merle tegi ka väljahõike, et feedbacki eestlane väga ei anna, nii et andke tuld, kes on vähegi tarbinud infot Merle poolt või kavatseb tarbida seda või just tarbis läbi selle, siis anna ikka tagasisidet ka, et mulle ka teinekord võite julgelt kirjutada asjad, millega te rahul ei ole või mis peaks muutuma saates, neid ma arvesse tõenäoliselt ei võta, kui see just ei ole hea mõte. Ma ikkagi olen väga seda meelt, et mina teen seda asja endale. Ma ei tee seda ainult sulle, või hea vaataja, kuulaja, et mina teen seda endale, enda moodi, kui mulle meeldib, siis mina jätkan ja kui sulle midagi ei meeldi, siis ma ei ole sinu inimene, eks siis ei ole minu inimene või tee rahu sellega ja leia see viis, kuidas tarbida, et aga muidu väga hindan, kui inimesed kirjutavad, mis neile meeldis ja mis ei meeldinud, nii et andke aga tuld. Ma ei teagi, ma tänan sind sinu aja eest. Tänan kutsumast. Nii äge. Kohe 2 tundi saab täis sinuga, tõenäoliselt peaks arvestama 4-tunnist vestlust. Aga see on jumala fine ja võib-olla see on koht, kus teha võib-olla mingi aeg hoopis hiljem tulevikus Vol 2. Seda saate teie otsustada mõne mõttes, kas see teema on relevantne ja kui te tahate, et mida sul enda podcast ei ole veel? No ei ole, ma pole selle peale tulnud. Tead on mingid asju, mida peab kellegile teisele natukene jätma. Et muidu minu nagu need asjad, kus ma säran väga, et sealt läheb aeg ära ju. Jaa, tõsi, aga see on mõttekoht, et andke siis teada, et kirjutage Merlele, kui tahate, et tuleks eraldi homoöpaatia podcast. Ma ei tea, kas üldse Eestis minu meelest ei ole veel ühtegi ametlikku homoöpaatilisele või teemale keskendunud nagu nišipõhist podcasti. Aga see on jälle mõttekoht, mida teha, nii et ma vist natuke olen selles mõttes kehv homopaat, et mul ikka kangesti tuleb see, et kõik on vajalik. Just. Või siis ongi sinu enda isiklik podcast läbi erinevate mingi maailma vaadata või nurkadeni, aga see on mõte. Nii et aitäh ka teile, et olid meiega ja kohtume teiega järgmises podcastis. Siis, kui see välja tuleb ja kelle iganes tuleb ja midagi. Tšau.